No nii, tere kõigile. Proovime siis peale hakata meie toreda ligipääsetavuse päeva seminariga. Tore, et rahvast on tulemas ja on juba registreerunud palju ja vaikselt inimesi tuleb. Et loodame, et see 5 minutit, mis kõige esimesed ootama pidid, ei ole olnud liigagi piinarikas. Minul on väga hea meel teid kõiki siin tervitada. Minu nimi on Jakob Rosin ja tänast veebiseminari tähistamaks rahvusvahelist ligipääsetavuse päeva viime me siis läbi koostöös Eesti Pimedate Liidu, Euroopa Liidu ligipääsetavuse ekspertkeskusega Accessible EU ja ligipääsukesega. Mul on hea meel olla kõikides kolmes ka üht või teistpidi sõrmepidi sees. Nimelt mina olen Eesti Pimedate Liidu juhatuse esimees, teistpidi olen ma ligipääsukeses üks selle ettevõtte asutajatest ning ligipääsuke, mis on ligipääsetavuse konsultatsiooni, selline tore ettevõte. Nõustame ja koolitame, siis ka sellega me tegeleme ning Accessible EU, millest me õige natukene ka räägime, on siis Euroopa Liidu selline ligipääsetavuse ekspertide kogum, kus kogutakse kokku hulk erinevaid eksperte üle Euroopa Liidu, kes siis erinevates Euroopa Liidu liikmesriikides ligipääsetavusest räägime. Aga tänase veebiseminari, ütleme veebiseminar, see on palju ilusam sõna kui see ingliskeelne sõnalaen. Teeme niimoodi, et küsimuste osakonna jätame me lõpupoole ja küsimustega teeme niimoodi, et kui keegi tahab pärast küsida, ma kindlasti seda kordan ka, siis Zoomis tõstke palun käsi. Seda saate teha kas sealt Zoomis ekraani pealt nuppu vajutades või kõige lihtsam on klahvi käsku vajutades ja see on siis Alt-Y või Option Y ja siis mina siit näen, et teil on sõnasoovi, siis ma saan teie mikrofoni lahti teha. Igaks juhuks olen praegu teinud niimoodi, et kõik oma mikrofoni avada ei saa. Sageli juhtub seda, et jälle kellegi mikrofon on lahti jäänud ja siis kogu konverentsil viibijaskond saab nautida seda, kuidas keegi kohvi keedab. Ja kui küsimusi ei teki, siis tuleb ise rääkida. Ja seda ilmselt siis täna tuleb palju teha. Meil on olemas ka chat, kust te leiate lingi, mille abil mida vajutades on võimalik siis ekraanilugejate kasutajatel jälgida slaide. Meil ei ole väga palju slaide, ma ise ei ole väga suur PowerPointi fänn, aga selles suhtes tundub, et vahepeal on neid natukene vaja. Nii et ligipääsetavalt on võimalik slaide siis sellelt lingilt vaadata. Me kasutame sellist lahendust nagu Scribe for Meetings ja me üritame loomulikult kõik asjad siin ka ära kirjeldada. Ja me räägime täna ligipääsetavusest, äppidest, erinevatest digilahendustest, mida nägemispuudega inimesed kasutavad, kes ei saa lõpuni olla või kes on registreerunud ja siin ei ole kohal, siis peale selle seminari lõppu me teeme ka kindlasti selle kenasti järelvaadatavaks ja lisame selle meie YouTube'i, kus ta siis natukene aega on kõigile nautimiseks välja pandud. Nii, aga räägime ära siis natukene ka sellest, mis asi on see meie suurepärane Euroopa Liidu ligipääsetavuse keskus Accessible EU. See on üks üsnagi uus projekt, palju lubav erinevaid võimalusi ja mis me siin kõik tegema hakkame. See on, ütleme, kui me selle ära tõlgime, on see Euroopa Liidu ligipääsetavuse ressursside keskus. Nagu ikka meeldib panna pikki nimesid, mulle meeldib öelda võib-olla lihtsalt Euroopa ligipääsetavuse keskus. Tegemist on siis väikse Euroopa Komisjoni algatusega ja tuleb see siis nende puuetega inimeste strateegiast, mis siin hiljuti vastu võeti, ehk siis see on selline Euroopa Liidu ülene dokument, mis ütleb seda, mida Euroopa Liit teeb puuetega inimeste ja erivajadustega inimeste heaks järgmiste aastate jooksul. See strateegia konkreetselt on siis täpsemalt 2021 kuni 2030. Ja üks probleem, mis tegelikult meie valdkonnas valitseb, ligipääsetavuse valdkonnas, on, et see teadlikkus on mõnevõrra madal, mis ligipääsetavuse valdkonnas on, et kõik ei tea neid asju, mismoodi erinevaid lahendusi ligipääsetavaks muuta, mida üldse teha saab, kuidas erinevad kasutajate grupid kasutavad erinevaid seadmeid, just sellepärast me neid üritusi ja koolitusi ka teeme.
ja sellepärast sai ka see Euroopa Liidu ligipääsetavuse keskus ellu kutsutud, et seda teadlikkust tõsta. Ja neid teemasid on tegelikult väga palju, täna meie räägime peamiselt digilahendustest, aga kogu see projekt hõlmab näiteks ehituslikku keskkonda, transpordivaldkonda ja siis IT-valdkonda ka ning juttu tuleb ka seal seadusandlikkusest. Ning meil on ka olemas tegelikult siis tulemas erinevad koolitused, erinevad üritused, nii et tasub siin silma peal hoida ja plaan on loomulikult siin kõigile pakkuda neid lahendusi, olgu see siis erasektoris, avalikus sektoris, puudega inimestele või siis lihtsalt kõigile, sest et nagu me varsti saame teada, siis ligipääsetavusest on väga paljudele inimestele kasu. Nii. Ma panen slaidi vahepeal kinni, sest et ma mõtlesin, et ma rohkem natukene räägin ja räägin sellest, mis asi on see ligipääsetavuse päev, mida me täna tähistame, et kui kõik ei ole sellest päevast kuulnud, siis ligipääsetavuse päev inglise keeles on selle nimi Global Accessibility Awareness Day ja see päev tahab juhtida tähelepanu siis ligipääsetavuse vajadusele peamiselt just digitaalsetes lahendustes, veebilehekülgedel, mobiilirakendustes, erinevates muudes digisüsteemides, mis meil on, puutetundlikud infoekraanid erinevates asutustes näiteks ja nii edasi. Nii et digiligipääsetavusest teadlikkuse tõstmise päev on see täna, mida me tähistame ja seda tehakse üle maailma erinevate sarnaste teadlikkuse tõstmise üritustega või selliste toredate kaasavate sündmustega. Iga maikuu 3. neljapäeval seda siis tehakse, täna see on ning meie sellest siis ka räägime. Tõesti, täna on ligipääsetavuse päev. Aga kui mõelda, siis minu ja kümnete tuhandete nägemispuudega inimeste jaoks on tegelikult iga päev ligipääsetavuse päev, sest et ligipääsetavust on vaja absoluutselt minul ja teistel nägemispuudega inimestel täiesti igal sammul, sest et mina olen sünnist saati pime, mina mitte midagi ei näe, mina kasutan hulka erinevaid lahendusi selleks, et saada informatsiooni, anda informatsiooni, teha oma igapäevast tööd. Ja see ongi minu jaoks ligipääsetavus, et mina pääsen ligi, olgu see siis uudiste lugemisele, olgu see siis mõnele veebipoele, olgu see panka, olgu see füüsilises keskkonnas poodi, kinno, teatrisse, muuseumisse. Kõik see on seotud ligipääsetavusega. Ja ma võib-olla murraksin esimese hooga ühe väikese müüdi ja kui ligipääsetavusest räägitakse, siis tüüpiliselt mõeldakse esimese hooga ikkagi puuetega inimeste peale ja mõeldakse selle peale, et on puudega inimesed, kes vajavad ligipääsetavust. Mina vaidleksin sellele vastu. Kindlasti on puudega inimesed, kes vajavad ligipääsetavust, aga on tegelikult väga paljud teised inimesed ka. Ja siin on võib-olla mõistlik natukene selles kontekstis selgitada sõna puue ja erivajadus vahet. Ehk puue on ligipääsetavuse valdkonnas või seisukohast asi, mis võib-olla on inimesel igapäevaselt tema elu mõjutav ja teeb seda pidevalt, kas siis mõne haiguse, kas siis mõne õnnetuse või sündimisel tekkinud probleemide, terviseprobleemide tõttu. Puue võib olla nägemispuue, kuulmispuue, liikumispuue, näiteks intellektipuue, neid puudeid on väga palju erinevaid. Aga on ka näiteks erivajadused ja ütleme näiteks erivajadusega inimene, on siis, kui talle paistab päike silma, siis ta on ka vaegnägija. Et me ei näe võib-olla mingit silti väga hästi või klassika autojuhtide probleem on ju, et kevadel sõidad, siis päike on madalal, sa ei näe võib-olla, kas fooris on punane või roheline tuli, eks ole. Sa oled ka tollel hetkel veidikene vaegnägija. Või lärm, oled sa lärmakas keskkonnas, siis on väga paljud inimesed vaegkuuljad ümberringi, ajutiselt tõesti, aga sellegi poolest tol hetkel on tegemist erivajadusega. Ja kui me nüüd näiteks teeksime situatsiooni, kus mõtleme näiteks ligipääsetavuse lahenduse peale, ütleme näiteks kaubanduskeskuses, kus oleks väga hea, kui kõik sellised avalikud teated, mis on kõigile külastajatele olulised, oleksid
lisaks sellele, et neid kõlarist maha hõigatakse ka ekraani peal suurelt kirjas. Kui nüüd kaubanduskeskuses peaks toimuma mingisugune, ütleme, laste soodusmüük ja palju lapsi, palju inimesi, kes möllavad, hullud päevad, kõik kisavad, karjuvad ja on oluline teade, keegi seda ei kuule, aga vot kõik tahaksid seda lugeda võib-olla. Nii et on inimesi, on olukordi, kus me kõik oleme erinevates olukordades erivajadusega või see võib olla ka natukene pikemaajalisem. Mina olin näiteks vahepeal natukene liikumise erivajadusega või motoorika erivajadusega, sest et ma murdsin oma käeluu ära. Minul on nägemispuue, aga minu erivajadus oli paar nädalat see, et ma ei saanud ühte kätt kasutada ja seetõttu tuli mul kasutada arvutis siis erinevaid hääljuhtimise lahendusi, mis võimaldasid mul siis arvutile öelda, kuhu ta peab klikkima ja mis ta peaks tegema, et ma saaksin taas oma erinevaid toredaid toiminguid teha. Nii et selles suhtes on meie elukeskkond ümberringi väga sageli kujundatud selliseks, mis sobib väga keskmisele ja sellisele inimesele, kellel ei ole muresid, kellel on tervis väga hea, kes saab kõike teha, kes tahab kõike teha, kellel on jõudu, jaksu ja üldse kõik on suurepärane. Siis ongi kõik suurepärane, kui kõik suurepärane on, eks ole. Aga kui me mõtleme natuke sealt kõrvale, siis väikenegi kõrvalekalle juba hakkavad mured ju tekkima, eks ole, ja tõesti inimesed on harjunud võib-olla nende ajutiste hädadega, et sul on jalg kipsis või tõesti on peale silmaoperatsiooni natukene raskem näha, sa tead, et see varsti möödub, sa saad hakkama. Lihtsam on öelda töö juures, et teate, et ma ei tule kuu aega tööle, just, et ma siin taastun, kui see, et me mõtleme välja ja kasutame neid ligipääsetavuse lahendusi, mis juba olemas võiksid olla. Sest et täpselt samamoodi tahaks tulla tööle inimene, kes ei näe, aga tema nii-öelda see olukord ei muutu siis nädala aja pärast või 2 nädala aja pärast. Nii et selles suhtes, kui mõelda ligipääsetavuse peale, ma räägin seda siia algusesse selleks, et kui me hakkame rääkima varsti erinevatest lahendustest, siis oleks võib-olla see mõttering natukene laiem, et neid lahendusi koostades ja erinevaid asju luues on mõistlik mõelda juba laiema kasutuskonna peale. Aga tegelikult hoolimata sellest, et siin tuli juttu erivajadustega inimestest, siis me räägime täna ikkagi ühest konkreetsest puude liigist, me räägime täna nägemispuudega inimestest. Ja nägemispuudega inimestest me räägime lähtuvalt siis digitaalsetest lahendustest. Üks sõna tasuks vast ära klaarida kohe esimese hooga, mis on pead iga kord tuleb jutuks erinevate uute inimestega kohtudes. Pime, vaegnägija, nägemispuudega inimene, mis värk sellega on? Tavaliselt ütlevad kõik inimesed vaegnägija. Et meie siin tegime vaegnägijatele lahenduse. Vaegnägija inimene on tegelikult inimene, kellel on väike nägemisjääk. Ja see nägemisjääk võib olla väga erinev. Ehk siis inimene, kes natukene midagi näeb, kas ta eristab valgust, kas ta eristab värve, kas ta saab lugeda suurt teksti, tema on vaegnägija. Tema nägemine on häiritud, seega vajatakse seal natukene kohandusi, aga pime inimene on see, kes siis mitte midagi ei näe. Ja kui on soov pakkuda lahendusi kõigile inimestele, kellel on nägemisega probleeme, ole sa siis vaegnägija või pime, siis võiks kasutada sõna nägemispuudega inimene. Nii et seetõttu räägime me täna nii pimedatest kui ka vaegnägijatest. Nägemispuudega inimeste igapäevaelu möödub ja tegelikult kõigi puudega inimeste igapäevaelu möödub erinevate abivahendite, abistavate lahenduste ja ligipääsetavuse najal. See on huvitav, kui ma siin selle webinari ette valmistasin ja veebiseminari ma lubasin muidugi öelda, okei. Kui ma seda veebiseminari ette valmistasin ja erinevate kolleegide ja teiste nägemispuudega inimestega suhtlesin, siis kui me arutasime, et milliseid abivahendeid ja lahendusi inimesed kasutavad, siis selgus, et ega inimene ise, nägemispuudega inimene ise ei mõtle näiteks rääkivast kellast või rääkivast köögikaalust kui abivahendist. See on köögikaal või see on kell.
Valge kepp on võib-olla natuke rohkem abivahend, sest et ta tõesti aitab tänaval liikumisega. Aga näiteks nutitelefonist jällegi ei mõtle väga paljud inimesed kui abivahendist. Ta on telefon, seal on hunnik erinevaid funktsioone, sellega saab igasuguseid asju teha. Inimesed kasutavad lihtsalt väga paljusid erinevaid lahendusi igapäevaselt ja seda nii palju, et see kõik on saanud vägagi omaseks kõigile inimestele ja seetõttu on see võib-olla elu selline lahutamatu osa. Ma juba mainisin paari asja ja enne kui me jõuame digimaailma, siis vast on ilus ära mainida kõige võib-olla tuntum nägemispuudega inimese abivahend, milleks on valge kepp. Ja valge kepp on sellepärast kõige tuntum, et ta on ka selline nägemispuudega inimeste sümbol. Kui on sümbol ja ta aitab siis ka nägemispuudega inimest märgata. Ehk siis oluline on jätta võib-olla meelde see, et valgel kepil on alati kaks funktsiooni. Üks funktsioon on see, et mind kui nägemispuudega inimest aitab ta avastada erinevaid takistusi, leida erinevaid kohti üles, saada aru, kus ma olen, aga nägijat inimest aitab ta täpselt sama palju, et siis tuleb, et nägija inimene teaks, et ma ei näe. On juhtunud mul ka elus neid lugusid, kus selja tagant trügib mõni inimene mööda, kärgib, paugub, on tige kui kurat ja pead, et tuleb juba tõukamagi ja kui ta siis minust möödunud on ja näeb valget keppi, siis need inimesed kipuvad ikka vabandama päris palju. Nii et valgel kepil on jah, ka selline oluline eesmärk, et ta annab inimesele märku või kõigile inimestele märku, et tegemist on nägemispuudega inimesega. Täpselt sama teeb ka juhtkoer, kes on nägemispuudega inimesele mitte ainult abivahendiks, vaid kindlasti ka lemmikloomaks, parimaks sõbraks ja kaaslaseks. Juhtkoeraga liikuv nägemispuudega inimene täpselt samamoodi saab tänu koera liikumisele ja koeraga suhtlemisele aimu sellest, kus ta on ja kuhu ta minema peab ja koer on sellel hetkel siis inimese silmaks. Ja kolmas selline, kuidas siis öelda, võib-olla ikooniline või vägagi levinud lahendus nägemispuudega inimeste igapäevaelus ja maailmas on punktkiri. See on kiri, mida loetakse sõrmedega. Ja iga täht punktkirja puhul koosneb siis 6 punkti kombinatsioonist ja mõnes tähes on siis neid täppe rohkem, mõnes tähes on neid siis natukene vähem ja sa loed neid sõrmedega. Punktkirja puhul on oluline see, et tegemist on kirjaga. Ja see tähendab seda, et A-täht eesti keeles on samasugune A-täht on ka inglise keeles või ma ei tea, läti keeles näiteks. Kui me räägime näiteks eesti keelest ja vene keelest, siis punktkirjas on omad tähemärgid, nagu on ka kirjakeeles. Ehk sageli aetakse punktkirja sassi viipekeelega ja küsitakse, et kui ma kirjutan midagi punktkirjas, siis ma pean ju tegema teistsuguse punktkirja inglise keele jaoks. Ei pea. See tekst peab olema lihtsalt teises keeles. Lisaks sõrmedega lugemisele ja taktiilselt ja kuidas siis öelda, kombatavalt informatsiooni saamisele, mis on siis nii katsumine, punktkirjas lugemine, ka valgekepiga liikudes sa saad kombatavalt informatsiooni, sa mitte ei vea oma kätt mööda põrandaid ja maapinda, vaid seda teeb valge kepp, on tohutult oluliseks meeleks nägemispuudega inimesele ka kuulmismeel. See on kõige esmane meel, mida inimene kasutab või mitte kõige esmane, vaid siis kõige rohkem informatsiooni saab inimene läbi kuulmismeele. Olgu see keset linnatänavat, kus sa pead aru saama sellest, kust läheneb kõige lähem vaikiv tõukerattur või siis aru saama, kas buss peatuses või kus on auto, kuhu peale sa pead minema või siis informatsiooni hankimisel ehk siis läbi kuulamise. Väga paljud inimesed täna kasutavad peamiselt informatsiooni saamiseks kuulmismeelt ja seega ka siis rääkivaid abivahendeid. Inimestel on väga palju erinevaid lahendusi kodus iga töö juures kasutusel, alates tõesti rääkivast käekellast, kui näiteks toidu valmistamisel on palju abi, kõnelevast kaalust, kõnelevastest termomeetritest, ka kehatermomeetreid on olemas, mis siis kõnelevad.
kalkulaatorid näiteks, ehk siis erinevad seadmed, igapäevatarbeseadmed, mis meil on kõigil kodudes, on pandud rääkima. Kui aga tegemist on vaegnägijaga, siis on üks olulisemaid lahendusi nägemispuudega inimese puhul aga luubid või vaegnägija puhul luubid suurendavad lahendused. Väga paljud inimesed kasutavad luupi selleks ja üks, kui me korra põrkame tagasi eelmisesse lõiku, kui me rääkisime sellest, et osa inimesi ei pruugi isegi olla puudega, et vajada lahendusi, no ma usun, et mõni siin viibija kindlasti on poes pidanud kas vähemalt silmi kissitama selleks, et mõnda silti lugeda mõnel tootekarbil. Ei ole just need kõige kenamasti kirjutatud või vormistatud ja väga sageli võib näha ka poodides inimesi, kes seal luubiga askeldavad ja üritavad siis mõista, mis asja nad nüüd ostma hakkavad. Nii et luubid, suurendavad prillid, värvifiltritega prillid, mis aitavad värve korrigeerida, ka sellised lahendused on vaegnägijate seas vägagi populaarsed. Kui me jõuame aga digitehnoloogiate tänapäevase nutimaailma juurde, siis hulga eelmainitud rääkivatest abivahenditest on teatud olukordades asendanud juba igasugused nutilahendused. Nutitelefonid, nutikellad, arvutid, tahvelarvutid, kogu see krempel, mis meid kõiki igapäevaselt ümbritseb. Ja igapäevane tehnoloogia on saanud, eks ole, kogu ühiskonnas suhteliselt lahutamatuks osaks. Me loeme uudiseid, me käime sotsiaalmeedias, vaatame filme, ostame pileteid, navigeerime, mis me veel teeme, helistame, suhtleme. Kõik see on täpselt samamoodi ju vajalik, et nägemispuudega inimesed nendest lahendustest kasu saaksid. Selleks on tänapäevastes nutitelefonides ja tahvelarvutites ja arvutites olemas selline asi nagu ekraanilugeja. Nutitelefonide puhul üldiselt on see ekraanilugeja selline, mis juba on telefoni sisse ehitatud. Ehk siis mina lähen poodi, ostan täiesti tavalise iPhone'i või Android-telefoni ja panen ta kodus käima ja saan aktiveerida seal ekraanilugeja. Ma ei pea ostma endale spetsiaalselt pimedatele mõeldud nutitelefoni, mis on tore, sellepärast et praktika on korduvalt näidanud seda, et kui on mõni selline modernsem lahendus spetsiaalselt pimedatele tehtud, siis ajaga kaasas käimine võib olla keeruline, mis on tõesti arusaadav, sest et pimedaid ostjaid on kindlasti natukene vähem kui kõiki teisi ja seetõttu on tore, et tänapäevased tehnoloogiaettevõtted väga palju pööravad tähelepanu sellele, mismoodi et nende lahendused oleksid ligipääsetavad. Ehk siis on olemas ekraanilugemisprogramm, mis loeb ette teksti ekraani pealt ja teeb seda sellise robotliku häälega. Ta teeb seda siis minul hakkas üks ekraanilugeja kusagil toas juba rääkima. Ta teeb seda robotliku häälega, ta teeb seda täna juba ka eesti keeles, kuigi mina isiklikult kasutan täna veel kõnesünteesi lahendust, mis põhineb soome keelel. Ehk siis minu arvuti räägib minuga soome aktsendiga eesti keelt. Miks? Lihtsalt see lahendus, mis minul harjunud on, ma olen harjunud seda kuulma, mulle meeldib seda väga kiiresti ka kuulata. Ning ekraanilugeja tõesti toimetab igapäevaselt minu arvutis, ma juhin seda läbi klaviatuuri käskude ning kuulan siis uudiseid näiteks. Aga teeme väikese proovi, vaatame, kui hästi meil see välja tuleb. Ega nende live esinemiste puhul on alati, saab nalja palju. Ma proovin teile jagada oma siis ekraani. Ja vaatame, kas ma saan teile näidata seda, kuidas mina loen uudiseid. Nii, ma otsin oma toreda ERR uudiste akna ülesse. Nii. Ja minul on siin ees nüüd, isegi kui me seda ei näe parasjagu, siis me kuuleme seda. Minul on ees ERR uudiste veebilehekülg. Ja
kuidas mina näiteks uudiseid loen? Ekraanilugejal on väga palju häid omadusi, võib-olla tasuks üks jällegi natukene väärsõna siin ära muuta. Ekraanilugeja, ta on väga hea nimi, aga ta ei loe otseselt ekraani. Ehk siis ekraanilugeja ei ole nii tark, et ta vaatab ekraani peal ringi, mõtlema, okei, see on oluline, loen selle kõigepealt ette. Või et siin on väga tähtis nupp, pean sellest kindlasti inimest teatama. Ekraanilugeja, ja korra lähme natuke tehniliseks siin, ekraanilugeja loeb informatsiooni välja veebilehe koodist, mis tähendab seda, et tegelikkuses, ja sealt tuleb päris palju ka ligipääsetavuse probleeme, sest et veebilehti vahel arendatakse niimoodi, et vaadatakse, et visuaalselt on asi okei, aga mis seal veebilehe koodis kirjutatud on, see on suhteliselt pudru ja kapsad ja ekraanilugeja kasutajad saavad selle kõik endale pähe. Ehk siis minu ekraanilugeja loeb ette veebilehe koodis olevaid asju. Ja see võimaldab minul liikuda erinevate ekraanil olevate siis elementide vahel, ehk siis valida näiteks pealkirjad ja kuulata ainult pealkirju. Kui veebileht on õigesti tehtud, et tekst on kujundatud pealkirjaks, siis mina saan ekraanilugejale öelda, et ole hea, loe nüüd ette mulle pealkirju. Ma panin nüüd oma ekraanilugeja natuke aegsemalt rääkima ja kui ma vajutan H-tähte, inglise keeles on see heading ehk pealkiri, peaks ta mulle ette lugema esimese pealkirja, mis siin ERR-i uudiste veebilehel praegu on. Seda ta muidugi... Nii. Kodualuse maa maksuvabastuse kaotamine lukku 2025. aastasse EAN level 2 link. Panen ta korra veel aegsemalt rääkima. Kodualuse maa maksuvabastuse kaotamine lukku 2025. aastasse EAN level 2 link. Kodualuse maa maksu vabastamine lükkub edasi siis 2025. aastasse. Te kuulsite, ta luges numbrit 2025, ei lugenud ta seda mitte eesti keeles, vaid luges seda soome keeles. See ongi see koht, kus siis see probleem esile tuleb, et ma kasutan soomekeelset kõnesünteesi, aga kuna mina olen sellega lihtsalt nii harjunud igapäevaselt, siis niimoodi see käib. Vajutan uuesti H-tähte, vaatame, mis meil veel pakutakse. Riigikontroller toi välja Paldiski LNG-terminali lahendamist vajavad probleemid EAN level. No näete, ei ole LNG, on LNG, eks ole, millega sa siis pead ära harjuma. Vaatame, mis meil veel räägitakse uudistes. Peeter Koppel, intressimäärad võivad tõusta arvatust veel. Hulk Euroopa suurettevõtteid tegutseb siiani Vene turu EAN otse Eesti Panga presidendi ettekanne USA Montana osariik. Niimoodi sa siis navigeeridki. No, siin on näiteks uudis. USA Montana osariik keelustas TikToki EAN level 2. USA Montana osariik keelustas TikToki. Väga põnev. Vajutame artikli region USA. Ja nüüd avati siis uudise artikkel ning taas H-tähega liigun ma siis lehekülje sisuosasse, kus uudise pealkiri on. USA Montana osariik keelustas TikToki EAN level 1. Ja kasutades alla noolt saan ma siis lugeda seda uudist. Vannerend, link välismaa. Tegemist on välismaa kategooriaga. Täna kell 08.14. Teame, et see uudis avaldati täna kell 08.14. Link meeldimiste arv 8 meeldib. Seda on vajutatud, meeldib on vajutatud selle juures 8. Link jaga Fakebokis. Saan seda jagada mitte siis Fakebokis, vaid Facebookis. Link jaga Twitteris. Link printimine. Ja printimine. Montana osar governor as ja nüüd siis proovime seda artiklit Montana osariigi kuberner Greg Ianforte kirjutamas alla seadusele, mille kohaselt keelustatakse osariigis TikTok graafik klikkamine. Esimese hooga loeti ette veel pildi allkiri ka, et siin toimub siis allkirjastamine. Montana osariigi kuberner Greg Ian governor as offike via Montana Ameerika Ühendriikide põhjaosas paiknev Montana osariik otsustas keelustada populaarse TikToki äpi keeld peaks jõustuma järgmisel aastal ning selle kehtestamine tekitab tõenäoliselt tosiseid kohtuvaidluseid. Montanast sai esimene USA osariik, mis keelas Hiina ettevõttele kuuluva videojagamisrakenduse TikToki vabariiklasest kuverneri Greg Ian. Niimoodi see uudiste lugemine käib ja kuulamine. Niimoodi kuulan mina ka näiteks raamatuid ja saan nendest osa. Tõsi, mina teen seda üsnagi palju kiiremini. Ma näitan korraks teile ka seda kiirust, millega mina tekste kuulen. Ameerika Ühendriikide põhjaosas paiknev Montana osariik otsustas keelustada populaarse TikToki äpi keeld peaks jõustuma järgmisel aastal ning selle kehtestamine tekitab tõenäoliselt tosiseid kohtuvaidluseid. Montanast sai esimene USA osariik, mis keelas Hiina ettevõttele kuuluva videojagamisrakenduse TikToki vabariiklasest kuverneri. Vot. Ja sellise tempoga navigeerin mina siis veebilehekülgedel. Ja veebilehekülgedel, ja siin on hetkel ERR-i lehel on kõik suhteliselt edukasti ja hästi lahendatud. Ehk siis mul on võimalik liikuda lehe erinevate osade puhul, osasid mööda, saada teada, mis linkidega tegemist on, kuhu ma saan vajutada ja mis on isegi pildil. Väga paljud ligipääsetavuse probleemid aga veebis tekivad veebilehtedel siis, kui on veebileht natukene halvasti võib-olla loodud ja
siis võib juhtuda niimoodi, et ma tegelikult ei tea üldse, mis tekst veebilehel on, mis pildid seal on, mis nupud seal on. Ekraanilugeja võib mulle öelda järjest 5 korda järjest ütelda mulle nupp ja mina ei tea, millega tegemist on. Nii et selles suhtes on ekraanilugeja puhul oluline veebi ligipääsetavust järgida. Ja sellest natukene räägime me edaspidi ka, aga mina näitasin seda, mida mina näiteks veebilehekülgedel teen. Meie tänases webinaris osalevad ka kaugelt, võib-olla siis, või siis, kuidas siis öelda, niimoodi ette salvestatud intervjuudena erinevad nägemispuudega inimesed ning kes räägivad seda, milliseid lahendusi nemad kasutavad ja mis teenused neil igapäevaselt käsil on ja millised ligipääsetavuse probleemid neil võib-olla esile kerkivad. Meie esimene intervjuu ohver on Elisabeth Egel, kes õpib parasjagu Inglismaal ülikoolis. Kuulame, mida siis Elisabethil öelda on ja vaatame, mis kogemust tema jagab. Tere, Elisabeth! Tere! Elisabeth, räägi, mis sina igapäevaselt teed? Mis sa õpid, mis tööd sa teed? Millega sa toimetad? No minu igapäevaseks tööks on tegelikult hetkel õppimine, kuna ma olen siis teise kursuse muusika ja prantsuse keele tudeng. Aga võib-olla lisaks sellele puutun ma üsna palju kokku ka erinevate sotsiaalmeediaplatvormidega, kuna ma aitan natukene erinevatel kooridel siin ülikoolis ka kontserteid korraldada ja kuna ma olen ka kooli õpilasesindaja ja tegelen erinevate muude noortega seotud projektidega, siis tänu sellele kasutan ma ka erinevaid ettekannete tegemise platvorme ja viin siis läbi erinevaid esitlusi ja ettekandeid ka. Kas sa võiksid natukene rääkida, milline on sinu nägemine või kui raske on sinu nägemispuue? No mul on võib-olla üsna lihtne seda kirjeldada, sellepärast, et ma olen sünnist saadik olnud täispime, ehk siis ma ei näe põhimõtteliselt mitte midagi, et ei värve ega valgust ega midagi sellist. Millised on need abivahendid, mida sina või programmid ja lahendused, mida sina siis igapäeva saad kasutada, et nii sotsiaalmeedias kui ka muudes keskkondades ilusasti toimetada? No abivahenditest igapäevases nii-öelda elus ja töös kasutan ma kõige rohkem siis ekraanilugejat. See on siis programm, mis loeb teksti siis valjusti ette ja seda ma kasutan siis nii arvuti kui telefoniga. Ja lisaks võib-olla siis, kuna ma kirjutan ka üsna palju tekste, siis tänu sellele kasutan ma ka lugemisriba, mis on siis selline seade, mis näitab ekraanilugeja poolt ette loetud teksti ühe nagu rea kaupa punktkirjas. Ja see siis ühendub ka samamoodi nii arvuti kui ka telefoniga. Igapäevasest liikumises kasutan ma valget keppi ja läbi telefoni on mul ka ligipääs erinevatele rakendustele, näiteks GPS-seadmetele või siis ka sotsiaalmeediaplatvormidele, mida ma siis läbi ekraanilugeja saan ilusti kasutada. Aga millised need äpid on, mida sa kõige rohkem kasutad või kasutad sa ka mingit nägemispuudega inimestele spetsiaalselt mõeldud äppe? Näiteks, no võib-olla kui rääkida nägemispuudega inimestele mõeldud äppidest, siis ma kasutan sellist äppi kõige rohkem nagu Seeing AI, mis siis vahetevahel lubab, ta tegelikult siis kirjeldab erinevaid fotosid, aga ta tuvastab siis nendelt fotodelt nii erinevaid objekte kui ka teksti, aga ta näitab ka valguse nivood ruumis, mis mulle on väga kasulik, kuna ma ise valgust üldse ei näe. Nii et kui mõni lamp peaks kuskil kogemata põlema jääma, siis äpp tegelikult aitab mul selle ilusti ära tuvastada. Aga ta aitab ka kirjeldada erinevaid rahatähti ja teeb muid väga palju huvitavaid asju veel. Sa mainisid juba sotsiaalmeediat päris mitu korda ja seda, et sinu selline töö on sellega seotud. Sotsiaalmeedias on päris palju pilte ja sellist visuaalset poolt. Et kuidas see pool sinu jaoks välja näeb? See on tegelikult väga erinev, sellepärast, et sisu poolest ongi see, et kui sisuloojad on ise aktiivsemad, siis tihtipeale nad kirjeldavad neid pilte, mida nad ise kasutavad. Ja siis on kogu selle info kättesaamine väga lihtne. Aga
kui pildid ei ole kirjeldatud ja eriti kui nende fotode peal on info erinevate sündmuste või muude siis oluliste asjade kohta, siis on seda infot üsna keeruline kätte saada, sellepärast et ekraanilugeja kirjeldusvõime ei ole väga hea. Mingeid asju ta tuvastab piltide pealt ja fotode pealt ära, aga kui neid kirjeldusi või captioneid fotodel juures ei ole, siis on sisust väga keeruline aru saada. Aga kui sa mõtled igapäevase kasutamise peale, olgu see sotsiaalmeedias, mõnel veebilehel informatsiooni hankides või esitlusi koostades või ühesõnaga oma igapäevaste asjade puhul, mis on võib-olla need kõige suuremad probleemid, mida sa leiad ligipääsetavusega või mis on need kohad, kus sa mõtled, et siin võiks asjad tegelikult ikkagi paremini olla või on asjad ebamugavad? Kui tihti üldse juhtub sellist asja, et sa tunned, et tegelikult on nagu ikka jama? No võib-olla kui alustada siis sellisest akadeemilisest maailmast, siis ma puutun ülikoolis õppides kokku väga paljude erinevate arhiivide ja õppekeskkondade ja õppematerjalidega üleüldse. Ja seal kipub olema üsna tihti selline olukord, kus tekst on siis kas veebilehel üles laetud või pandud PDF-faili mitte lihtsalt tekstina, vaid on sinna üles laetud fotodena. Ja siis nagu ka sotsiaalmeedias on ekraanilugejaga selle info kättesaamine üsna keeruline ja vahel, kui ma siis kas erinevate rakenduste abil või siis kellegi inimese abil üritan seda infot kätte saada, siis on juhtunud ka selline olukord, kus seda teavet, mida ma sellest tekstist siis ootan, seal tegelikult ei ole ja see on juhtunud siis tänu sellele, et see tutvustus, mis sellel failil või materjalil juures on, ei ole olnud väga selge, et seal ei ole tegelikult kirjas ka seda, et mida sellest materjalist võib oodata. Et see võib-olla teeb sellise akadeemilise maailma vahel natukene keerukaks. Aga ma ütleks, et see olukord ikkagi paraneb. Suurem osa sellistel õppeplatvormidel on ikkagi failid üles laetud tekstidena, aga see on võib-olla selline põhiline probleem. Muusikas on põhiliseks probleemiks PDF-failid, sellepärast et kui noodi tekst on siis üles laetud kuskile PDF-failina, siis ekraanilugeja seda lugeda ei saa, et programm, mida ma kasutan ja mis ekraanilugejaga kohaldub, kasutab tegelikult ühte teist formaati, milleks on Music XML, aga see ei ole võib-olla siis põhiline selline internetis levinud muusikaformaat. Kui rääkida veebilehtedest, siis võib-olla sellistel veebilehtedel või ka e-kaubanduseks on põhiliseks keerukuseks, ma arvan, igasugused vormid, et seal võivad siis olla kas sellised valikukastid, kus tuleb valikud teha hiire abil ja klaviatuuriga on seda keeruline teha. Või siis on mul olnud ka üks olukord, kus veebileht küsis digitaalset allkirja, aga seda tuli anda siis sellele puuteekraanile joonistades ja ekraanilugeja abil oli seda samuti keeruline teha. Et võib-olla need on sellised probleemid, mis igapäevaelus on sagedasem. Oskad sa äkki tuua kohe mingi näite mingist asjast, mis sa tunned, et mis oli ligipääsematu ja sa ei saanudki seda kasutada või on sul midagi nagu tegemata jäänud selle pärast, et mõni äpp või mõni lahendus ei tööta korralikult ekraanilugejaga? No see konkreetne see allkirja platvorm oli seotud ühe meditsiiniteenusega, et see tegelikult võib raskemaks muuta ligipääsu väga paljudele erinevatele teenustele, et olgu see siis seotud meditsiiniga või siis Aga kuidas sa lahendasid tol hetkel selle allkirja andmise? Ma pidin tol hetkel sinna keskusesse kohale minema, et see allkirja füüsiliselt anda ja see avaldus füüsiliselt ära täita. Ehk siis digitaalne võimalus ei olemas, sa pidid ikkagi kulutama ilmselt paar tundi, et minna kuskile kohale, ilmselt see võttis päris palju aega ja energiat, et tegelikult oleks võinud ikkagi veebis ju ligipääsetav olla, on ju? Ja, tõsi. No ja e-kaubanduses samamoodi, et siis ma olen pidanud kas müüjale helistama või siis kuidagi muud moodi selle ostu ära tegema, et see kindlasti nõuab rohkem lisaaega, jah. Ma pean seda küsimuse küsima, me alguses jätsime selle nüüd siin mugavasti mainimata, sinu ülikooli õpingud ei toimu mitte Eestis, vaid sa õpid seda Inglismaal ja see nagu paseb kohustusliku küsimus, et kas sa saaksid või oskad sa võrrelda kuidagi Eesti ja Inglismaa ligipääsetavust? On siin erinevusi, on võib-olla inimesed teadlikumad ühel või teisel pool, mõeldakse sellele rohkem, oled sa märganud mingeid selliseid erinevusi?
teadlikkus on Inglismaal natukene suurem, aga mis on tore ja mida ma olen Eestis viimaste aastate jooksul tähele pannud, no ma arvan, et see on kindlasti ka tänu teie kõikide ligipääsetuse spetsialistide tööle ka, et ka Eestis tegelikult on seda huvi, see huvi nagu ligipääsetusest teadlikkuse vastu natukene suurenenud, kui ta oli võib-olla varasemalt. Aga võib-olla kui võrrelda Inglismaaga, siis üks asi, mida ma olen küll tähele pannud, on see, et sotsiaalmeedias just, et siin on piltide kirjeldamine eriti suuremate organisatsioonide puhul või siis ka suuremate näiteks kontserdikorraldajate või üleüldse sündmuste korraldajate puhul ikkagi natukene tavalisem, kui see on Eestis. Aga ma jällegi loodan, et ma usun, et Eesti kindlasti jõuab äkki selles osas Inglismaale ka järgi lähemate aastate jooksul. Kui sa saaksid ära parandada või ära lahendada ühe ligipääsetavusega seotud probleemi, olgu see tehniline või vähem tehniline, mis see oleks, mis asi võiks olla selline, et millist probleemi ligipääsetavuse kontekstis maailmas olla ei tohiks? See on keeruline. Ühe ühte. No üks selline probleem, mis mul võib-olla põhiprobleem ikkagi, millest me siin enne rääkisime, on just need samad igasugused vormid ja ligipääs igapäevateenustele. Et ma usun, et need võiks igapäevateenustele ja e-kaubandusele, et need võiks olla küll kaks teemat, kus selliseid probleeme ei tohiks olla. Et kõik valikukastid ja üldse tekstiväljad peaksid ikkagi olema klaviatuuri ja ekraanilugeja abil olema kasutatavad. Aga võib-olla selline unistus või kui natukene tulevikust rääkida, siis äkki võiks kunagi olla olemas ka selline lahendus, mis siis aitaks teha erinevatele videodele ise kirjeldustõlget. Ma tean, et see ei saa kindlasti olema nii hea nagu inimeste poolt tehtud kirjeldustõlge, aga ma arvan, et see lahendaks ka ära paljud mured ja aitaks suurendada ligipääsu erinevatele informatsioonile. Väga tore. Elisabeth, aitäh sulle selle vestluse eest. Ma usun, et kuulajad said siit samuti hulgaliselt erinevaid mõtteid endaga kaasa ja ma oskan sulle ainult siit soovida ilusat ligipääsetavuse päeva jätku. Aitäh sulle. Ilusat ligipääsetavuse päeva jätku. No nii, Elisabeth rääkis päris palju sellisest asjast nagu pildi kirjeldamine, piltide kirjelduse olulisus ja seda, et Inglismaal ikka seda rohkem tehakse. Ma mõtlesin, et prooviksime nagu natuke Eestis ka seda pildi kirjeldamist rohkem teha ja ma mõtlen, ma kiusaks teid nüüd natukene, sest et ega minu just on need konverentsid ja seminarid, kus kõik istuvad ja tukuvad ja tegelikult võib-olla üldse arvuti taga ei olegi igavad. Kas keegi tahaks kirjeldada seda pilti, mis meil praegu ekraani peal on? Teeksime väikseme eksperimendi. Kui keegi tahab, palun tõstke Zoomis käsi püsti ja andke märku, teeks väikese eksperimendi. Me oleme siin kõik sõbralikult, mitte kedagi ei kiusata selle põhjal, kuidas pilti kirjeldatakse, aga et natukene oma võib-olla pildi kirjeldamise soont siis saada lahti ligipääsetavuse päeva puhul. Kas keegi oleks huvitatud sellest, et teeks väikse testi? Ma tean, see on õudselt riski business teha eestlastega sellist katsetest, et üldiselt mitte keegi seda teha ei taha. Aga praegu ma ühtegi kätte püsti ei näe. Sellel pildil ma teen siis otsa lahti, on päikeseloojang neile osalejatele, kes ei näe, seda pilti kirjeldada ei saa, aga Tundub, et jääbki Inglismaa ikkagi pildikirjelduste valdkonnas juhtima, sest et Eestis tõesti väga ei ole suurt entusiasmi selles osas, et keegi tahaks pilte kirjeldada. Märt tõstis käe. Märt, ma andsin sulle nüüd mikrofoni lahti tegemise õiguse. Vaata, kas see sinuni ka jõudis. Nii, tere Märt. Ja tere. Kuuleme sind. Ma kirjeldan seda pilti siis. Jaa, proovime. Pildil on õhtune mererand, liivarand, taustal loojub päike ja vasakul on vesi ja paremal on kortermajad. Väga hea.
ja aga kui sa nüüd peaksid seda pilti, see on väga hea selline üldine pildikirjeldus, mis sobiks suurepäraselt näiteks ütleme sotsiaalmeediasse. Aga kui sa mõtleksid, et sa kirjeldad seda pilti näiteks praegu, et see pilt on kunstinäitusel pandud välja ja sa peaksid seda näituse külastajale kirjeldama, kas sa midagi muudaksid selles kirjelduses? Kui kunsti puhul võib-olla küll, jah, siis ma kirjeleksin võib-olla seda, kuidas ma kogen seda pilti ise. Et see on hoopis teine perspektiiv. Just. Aitäh sulle, Märt, selle väikese kirjelduse, selle julguse eest. Saime vähemalt natukenegi hakkama. Aitäh sulle praegu. Palun. Ja tõesti, tegelikult on oluline siin see, et pildi kirjeldamine ei ole üldse keeruline. Sa räägid ära olulise asja, mis pildi peal silma jääb, sest sageli on see, et mis kõige rohkem silma jääb, eks ole, ongi kõige tähtsam. Okei, mitte päris alati, aga oluline on see, et pilti kirjeldades me pööraksime tähelepanu olulistele detailidele ja mainiksime need pildikirjelduses ära. Kui me räägime veebilehekülgedest, siis sageli ajatakse sassi ka pildikirjeldus ja pildi allkiri. Ehk siis, kui me räägime, ütleme pildi allkirjas, siis siin võib olla näiteks suvist Roomirannas, eks ole, või suve õhtust Roomirannas võib pildi allkiri olla. Aga ta ei ütle mulle kui mittenägijale inimesele seda, mis selle pildi peal on. Siin võib olla suve õhtu, kus sajab vihma ja möllab ja on torm ka, eks ole. Nii et oluline on tähele panna seda, et piltidel oleks kirjeldused. Te saate pildile kirjeldust lisada nii sotsiaalmeedias, Facebookis, kui lisate fotot postituse juurde, on selle foto juures nurgas üks selline menüünupp, kust on võimalik valida valik muuda pildi kirjeldust või siis inglise keeles change alt text. Ja see alt text on just see maagiline sõna, mida on võimalik kuhu on võimalik siis kirjutada pildile kirjeldust. Sama te saate teha ka Instagramis, olles foto lisanud, pannud pildile teksti juurde, saate kerida alla, kus on nupp advanced options, siis seal on samamoodi võimalus lisada pildile kirjeldus. Et siis kõik inimesed, kes ei näe, saaksid teada, mis pildi peal on. Ja kusjuures pildikirjelduste puudumine on üks suurimaid probleeme täna veebilehekülgedel. On tehtud erinevaid analüüse ja viimase uuringu puhul, kus analüüsiti miljonit kõige populaarsemat veebilehekülge maailmas, selgub, et 96% veebilehekülgedest on ligipääsetavuse probleemid ja kõige suurem probleem just ongi, üks nendest ongi pildikirjelduste puudumine. Ja kui kellelgi on huvi, siis võite pärast minna ligipääsukese kodulehele, seal on ka erinevaid näiteid pildikirjeldustest meie blogis ära toodud ja natuke rohkem ka seletatud selle kohta, kus siis on võimalik lisada pildikirjeldusi. Pilti aitavad kirjeldada ka erinevad äpid. Ja siin juba Elisabeth natukene mainis seda, et mis võimalusi annab meile nutitelefon ja tehisintellekt, ehk siis on võimalik tegelikult paluda tehisintellektilt seda, et ta loeks mulle ette seda, mis tekst telefoni kaamera silma ette jääb. Ma toon teile näite. Mul on siin minu telefon käes, ma teile ekraani jagama ei hakka, selgus, et see ei töötanud väga hästi ja ma selgitan, mis ma teen. Esmalt, nutitelefoni kasutab nägemispuudega inimene täpselt samamoodi nagu kõik teised. Minul on telefon ja telefonil on ekraan, mida ma siis puudutan. Ja puudutamise olulisus ongi siin erinev. Et katsun oma telefoni lahti teha. See käib siis tegelikult niipidi, et mina puudutan ekraani peal mingisugust nuppu ja mu telefon ütleb, mis valik minu sõrme alla jäi. Näiteks, kui ma nüüd puudutan ekraani alumist vasakut nurka, ütleb minu telefon mulle phone. Ma teile natukene aeglasemalt rääkima panen. Phone. Ja kui ma nüüd koputan ekraanile 2 korda, siis tegelikult avataksegi minu telefoni rakendus. Ja see on üks selline erinevus, ehk siis kui tavaliselt inimene puudutab ekraani peal mingit nuppu ja kohe see asi aktiveeritakse, siis minu puhul mina pean ekraanile 2 korda koputama, et asju aktiveerida. Ja üks äpp, millest Elisabeth rääkis, on siis äpp, mille nimi on Seeing AI, selle on loonud Microsoft ja tal on päris mitmeid selliseid nägemispuudega inimesi abistavaid funktsioone. Alustame näiteks
dokumendi ehk siis teksti lugemisest. Kui mul on ekraani peal, aitäh, nii, ma panin ennast teile ka pildi peale, siis te saate aru, mis ma siin teen. Unustasin ära vahepeal, aitäh. Aga jah, kui mina tahan nüüd näiteks teksti lugeda, mul on siin võtnud raamatu, minu lemmikraamat Jaroslav Hašeki Vahva sõduri Šveiki juhtumised maailmasõjapäevilt. See on super raamat, soovitan kõigile seda lugeda. Ja ma võtan selle raamatu kätte, ma tegelikult ju nüüd ei tea, on ju, ja raamat, kiri postkastis, menüü restoranis seina peal, mis iganes. Ma ei tea, eks ole, mis mul kirjas on. Võtan nüüd selle raamatu, panen siia laua peale, võtan telefoni ja ma olen pannud käima Seeing AI äpi ja öelnud talle, et ma tahan teha tekstist pilti. Nüüd, kui ma näitan talle seda raamatut, nüüd ütle mulle, et raamatu parem serv ei ole nähtaval. See tähendab seda, et ma pean natukene kaamerat liigutama. Nüüd ütled hold steady ja nüüd ta tegi pildi. Nüüd ta mängib mulle toredat muusikat nii kaua, kuni ta välja mõtleb, mis pildi peal on. Ja nüüd ma lasen sellel samal Soome onul ette lugeda, mis ta siis mul selle teksti pealt ära tuvastas. Üksi, banner, maamerki, Kamest, vahva sõdur kistakse maailmasota. Otsikko taso üksi. Ütleb, see on pealkiri. Ja siin on kuldne lause, palun tähele panna. Niina tapsinki meie Ferdinandi, utles virtin härra Veiki. Peale selle tegevuse vaivas teda veel reumatism ja ta höörus parajasti oponeldokiga oma põlve. No vot, ja niimoodi on tegelikult võimalik kasutada rutitelefoni, et raamatut täiesti vabalt lugeda. Ja saada teada, millega tegemist on. Selles mõttes, et tõesti võib-olla ma raamatut päris niimoodi ei loeks, aga samas ütleme, et keegi ütleb, et kuule, et kas sul Šveigi raamat on riiulis, on küll, aga kus ma tean, milline ta on. Ja siis ma käin ja pildistan oma raamatuid telefoniga ja üritan siis teada saada, millega tegemist on. See äpp on veel selles mõttes tore. Ta võib ka püüda öelda mulle, milline inimene pildi peale jäi. Ma teen nüüd endast väikese selfie ja vaatame, kui hästi ta saab aru, milline ma olen. Ta püüab mulle siis mind kirjeldada. Nii, kõigepealt, nii kui ma kaamera enda poole pööran, ta ütleb mulle, kus on minu nägu. Ütles, et üks nägu on umbes kaadri keskel. Vajutan nupule take picture. Ja taas mõeldakse. Issand jumal, 37 aastat vana mees koos pruunide juustega ja üldse, et ei ole rõõmus ka veel kõigile lisaks. No jah, vanuse ta pani 10 aastat puusse ja meeleolu ka võib olla niimoodi. Nii et ega see asi ei olnud selles suhtes tehisintellektil on siin veel meil arenguruumi. Mis lahendusi veel inimesed kasutavad? Tegelikult on olemas navigeerimislahendused, mis on spetsiaalselt nägemispuudega inimestele mõeldud, mis siis ei ütle sulle, kuhu poole keerata, et keera vasakule, keera paremale, vaid ta ütleb sulle näiteks, et kohvik jääb sinust 30 meetri peale kella 2 suunal. Ma tean, et kell 2 on minust natuke otse ette, aga paremale poole, eks ole. Ja selliseid lahendusi on meil erinevaid ja neid äppe, mida siis kõik inimesed siis kasutavad. Ja neid äppe on terve müriaad, kus juures see teksti lugemise lahendus ja pildi kirjeldamise lahendus on tänapäeval jõudmas juba ka prillidesse. Mul on endal kasutusel, ma saan korra teile näidata, sellised nutiprillid, mille ma saan panna endale ette ja need hakkavad minule siis, kui ma olen vastavad funktsioonid aktiveerinud, rääkima seda, mis pilt siis silma ette jääb, ehk siis ma ei pea telefoni käes hoidma. Üks mees kasutab meil äppe veel, tema nimi on Silver ja järgmise vestluse me kuulamegi nüüd ära siis koos Silveriga. Tere, Silver! Tere! Silver, räägi, mis tööd sina igapäevaselt teed, mis asjadega sina toimetad? Mina igapäevaselt toimetan Pärnu Pimedate Ühingus, Pärnumaa puuetega inimeste kojas ja nüüd natuke aega ka juba Eesti juhtkaarte kasutajate ühingus. Ühesõnaga üritan igal pool natukene nägemispuudega inimesi pinnal hoida. Milline see töö on? Räägi, mis on nagu igapäevaselt neisugused toimingud ja tegevused on? Ühingutöö, millega ma kõige rohkem tegelen, Pimedate Ühingu oma siis,
see seisneb siis ühingu liikmetele erinevate ürituste korraldamises, info jagamises, kui keegi helistab või kirjutab või kuidas iganes tuleb ühingusse kohale. Kust saad abivahendeid, kuidas vahest küsitakse, kuidas need töötavad, selline kõik, mis puutub nägemispuudesse. Et alles eile oli juhus, kus linnavalitsusest helistati, küsiti nõu, kuidas rannas märgistada nägemispuudega inimestele näiteks WC-sid ja selliseid vajalikke ruume. Milliseid digilahendusi või millist tehnoloogiat sina ja abivahendid võib-olla igapäevaselt kasutad? Igapäevaselt digivahendeid on, arvutil on ekraani lugemistarkvara ja nutitelefonil siis samamoodi. Ehk siis sa kasutad telefoni ja arvutit. Kuidas sa jagad enda nagu tööd nende kahe vahel? Et millal sa mõtled, et nüüd oleks hea telefoni kasutada, millal arvutit? Arvutis on mugavam teha kõiki asju, sest seal see kirjutamine saab kõiki 10 sõrme kasutada ja kiiremini, et seal on nagu kirju ja tekste kergem koostada kui telefonis näiteks. Aga kui liikvel olla, siis sellised kiiremad vastused või mingisugused paarisõnalised asjad saab ju telefoni teel ilusti ära saata, et ei ole ka seal probleemi. Nutitelefonides on tänapäeval väga palju erinevaid rakendusi, mis ligipääsetavust aitavad ka parandada ja võib-olla igapäevaelu, et on sul ka mingid äpid, mida sa kasutad niimoodi igapäevaselt? Kõige rohkem ma on see Seeing AI ja Blind Square. Need on need, mida ma kõige rohkem kasutan. Mis olukordades sa neid kasutad? Saad sa mõne loo või näite tuua? No Blind Square'i siis, kui on tarvis minna kusagile, kus ei ole ennem käinud või kus on, ma ei tea, tehtud mõni uus maja näiteks, et ei tea täpselt, kus see asub, et siis see enam-vähem saab oma tööga täitsa hästi hakkama. Saab niimoodi ikka täitsa linnaruumis liikuda, kui sul on telefoni äpp, mis ütleb, kuhu suunda mingi asi jääb, aga tegelikult sa päris täpselt ei tea, et kui täpselt see kohale juhatab sind või kui kindel see kõik on? Põhimõtteliselt saab, aga eks muidugi päris uisapäi saa ka joosta ei maksa, et sedasi kõrvad ja teised kõrvad, kõik kõrvad tuleb lahti hoida. et päris niimoodi umbes ei maksa joosta ja kui aimad, et oled enam-vähem õiges kohas, et siis saab ju inimeste käest küsida, kas tegu on õige majaga ja kus kohas uks võiks olla näiteks. Minul koeraga liikudes on see ukse otsimine vähe lihtsam, et koer viib mu ukse juurde, kui ma tal palun selle otsida. Aga et majadel võib või mitu ust olla, et siis tuleb vahest neid mitu tüki läbi käia enam kõigesse kohta leida. Kui sa mõtled igapäevasele äppide ja veebilehekülgede kasutamisele ja arvutis toimetamisele, mis on võib-olla kõige suuremad sellised ligipääsetavuse takistused, mis igapäevaselt ette jäävad ja mis muudavad selle asja natuke keerulisemaks? Kõige napakam on see, et kui sa saad enam-vähem kõik asjad seal lehe peal juba tehtud, kui sa mingi e-poe või mis iganes teenust sa tahad ja kui lõpus on siis vaja kinnitada või mingi pangalingi kaudu maksta midagi teha. Ja siis on seal ainult need pangaikoonid või nupud, kus pole tekste kõrval, et mis tuleb mõistatada, et milline nüüd see õige on või siis oodata, kuni leidub keegi, kes saab seda vaadata. On juhtud... Ma olen katsetanud ka sellist asja, et arvuti ei loe, aga telefoniga teen arvuti ekraanist pilti ja siis vaatan telefoni pealt, kus see õige nupp võiks olla. Ja saab niimoodi hakkama? Olen saanud. Aga on ka seda juhtunud, et jääbki asi katki ja jääb ost tegemata või ma ei tea, mingisugune asi? Mõned korrad on ette tulnud. Aga on mingid vastupidised näited, ma ei tea, mis on võib-olla väga hästi hea mulje jätnud, et kasutad ja mõtled, et oi, et kuule, et siin on väga-väga hästi asjadega hakkama saadud. Vaata, nende heade asjadega on selline lugu, et need ei jää meelde.
Loomulikult on, et kui ei oleks, siis oleks ju iga päev mingisugune kisa ja kära, et kõik on halvasti. Tegelikult ei ole, et neid häid lahendusi on üsna palju. Ma olen näiteks LHV pangaga väga rahul, et see, mida ma ise kasutan ja minu arust seal saab küll kõik asjad ära tehtud. Kui sa saaksid ära lahendada ühe ligipääsetavusega seotud probleemi, mis see probleem oleks? Ütleme niimoodi, et sul on võimalus lahendada üks probleem ära, mida siis enam mitte kunagi esile ei kerki ühelgi veebilehel. Või äpis või kus iganes. Mis see probleem oleks? Mis sa ära muudaksid? Sa oleks võinud ette hoiatada, et see on nii keerulisi küsimusi. Äkki sul tuleb mõni mõte? Muudaks selle ära, et kõik kindlasti töötaks. Ahah, see on väga hea. Teeks kohe algusest peale sellise rakenduse, mis töötabki täitsa algusest peale. See on nagu see lugu, et kuldkalakene lubab täita 3 soovi. Esimene soov on see, et ole hea, täida mu kõik soovid edaspidi. Täpselt. Väga tore. Silver, aitäh sulle, et sa jagasid oma mõtteid, et sa jagasid enda kogemusi ja mina oskan sulle soovida siit ainult hea digipääsetavuse päeva. Samad sõnad. Aitäh Silverile nende mõtete eest ja tõepoolest telefonist ja erinevatest sellistest lahendustest on väga palju kasu. Üks väga universaalne ja lihtne lahendus, mismoodi nägemispuudega inimesed oma telefoni kasutavad, on kõige lihtsam videokõne tegemine. Helistad video kaudu sõbrale, tuttavale ja küsid, et kuule, mis ümberringi toimub või kus, mis parasjagu aset leiab. Või kui sõpru tuttavaid ei ole, siis hea kolleeg Viktor, kes tegeleb ka nägemispuudega inimeste IT-alase koolitamise ja toe pakkumisega, on siia chati meil juba lisanud sellise äpi nagu Be My Eyes, eesti keeles Ole minu silmad. Ning see on üks väga edukas iduettevõte, mis kunagi hakkas toimetama äkki üks 10 aastat tagasi. Ja mis nad teevad, väga lihtne, on vabatahtlikud inimesed, kes on nägijad, kes on ennast kirja pannud sinna äppi ja on nägemispuudega inimesed. Ja nägemispuudega inimesena mina võtan selle äpi lahti ning teatan, et mul oleks nüüd abi vaja. Ja äpp leiab siis vabatahtliku, kes siis mõne sekundi pärast minu kõne vastu võtab ja videokõne abil siis mina saan vabatahtliku käest küsida tõesti, mis on mingitel pakenditel kirjas, kus ma olen, kas on õige uks, mis toimub, ükskõik mis video on selles mõttes jube universaalne lahendus. Ning see Be My Eyes lahendus tänapäeval pakub juba ka või on varsti tulemas välja omapoolse tehisintellektil põhineva lahendusega, mis töötab siis muide sellel meid kogu maailma vallanud ja lummanud ChatGPT tüüpi keelemudelil, mille uus versioon toimib nüüd ka pildi tuvastajana, ehk siis testimisel on hetkel siis Be My Eyes'i versioon, kus sul on võimalik lisaks siis inimesest abilisele ka tehisintellekti abilise käest küsida, ehk teed pildi ja ma saan tehisintellekti käest küsida, mis selle pildi peal parasjagu on. Ka vaegnägijatele on nutitelefonist väga palju abi ja iPhone'is on olemas selline asi näiteks nagu Luubi rakendus ning Androidis täpselt samamoodi, mis võimaldab sul siis erinevaid esemeid väga palju lähemalt sisse zoomida. Ja kui mõelda, et seda võiks ju kaameraga teha, siis tegelikult Luubi äpp võimaldab sul lisaks seda pilti kiiresti seisma panna või muuta värvikammat. Vaegnägijate seas on palju neid inimesi, kes teatud värvikombinatsioone näevad lihtsalt paremini. Ehk siis kui me anname inimesele ette valge paberilehe, kus on mustad tähed, ütled loe ja tema võtab selle luubi lahti ja zoomib lihtsalt sisse, siis ta ei pruugi ikkagi väga hästi neid tähti näha. Aga luubi äpp lubab tal siis muuta selle teksti kontrastsust. Ehk siis muuta näiteks tähed valgeks ja teksti mustaks või hoopis tähed kollaseks ja teksti ja tausta, siis siniseks näiteks. Ja kombineerib see luubi äpp siis ka
uut tehnoloogiat, mis on siis, kui me räägime iPhone'is olevast Luubi äpist, mille nimi on Magnifier, mingi otsige see enda telefonist üles, see on täiesti olemas, siis ta kombineerib ka uutes telefonides olevat uut tehnoloogiat. LiDAR on selline lahendus, mis saadab välja nähtamatu laserkiire ja mõõdab väga täpselt asjade kaugust. Ja niimoodi on võimeline telefon teadma näiteks, kus on uksed, kus on teised inimesed. Ühelt poolt ta seda ka ütleb mulle, kui pimedal inimese häälega. Ma näitan võtan telefoni kätte, eks ole, ja näitan erinevatesse suundadesse, et ja ta ütleb, et seal on uks 3 meetri kaugusel, hakkan kõndima 2 meetri kaugusel, nii edasi, ja ma leian ukse ülesse. Või inimeste puhul, et ta ütleb, et siin on inimene 2 meetri kaugusel, 1,5 meetri kaugusel. Mina kasutan seda lahendust näiteks väga palju järjekordades, ütleme, oled poes ostukassa järjekorras, siis võtad telefoni välja, telefon annab mulle vaikselt piuksutades märku, kui kaugel inimene on. Mida kiiremini piuksub, seda lähemal on. Ja ma tean täpselt, kui minu ees olev inimene on liikunud edasi, et ma saan ka edasi astuda. Muidugi alati tuleb siis kassapidajatega kemplemist, sest nad hakkavad küsima, miks te filmite teisi inimesi? Ma ei filmi, ma tahan teada, et kas need teised inimesed üldse olevaski on. Ja uus funktsioon, millest Apple teatas siin paar päeva tagasi, mis on sinna Luubi rakendusse tulemas, on nüüd siis ka võimalus teada saada, siis sõrmega telefonile näidata, millise asja kohta sul küsimus on. Näide, kui sul on kodus ahi, millel on 10 nuppu, aga sa ei tea, mis need nupud teevad, siis sa võtad telefoni, näitad telefonile seda ahju ja kui täna tekstituvastuslahendused loevad ette kõik teksti, mis pildi peale jääb, siis nüüd ma panen sõrme mingi nupu peale ja telefon teab, kus on minu sõrm ja loeb mulle ette ainult selle teksti, mis selle nupu juures on. Nii et selline lahendus on samamoodi tulemas ja vaegnägijatele on sest täpselt sama palju kasu, et telefon saab aidata identifitseerida, näiteks uste puhul ka samamoodi ja inimeste puhul ta tõstab nad selles pildis, mis sul ekraani peal telefonils on, siis ka visuaalselt esile. Piltide ja visuaalse informatsiooni suurendamine ongi võib-olla vaegnägijatele üks olulisemaid abilahendusi. On olemas abistavad programmid, mis töötavad arvutis sellise digiluubina, mis võimaldavad kas tervet ekraani palju sisse zoomida või panna hiire külge sellise luubi, mida sa lohistad mööda ekraani ringi ja saad siis vaadata tekste informatsiooni suuremalt. Kuid siin on samamoodi tuleb mängu ligipääsetavus. Paljudel veebilehtedel võib juhtuda seda, et see veebileht ei ole loodud nii-öelda kohandavaks. Inglise keeles öeldakse responsive. Ehk siis, kui ma seda veebilehte järsku hakkan sisse zoomima, siis juhtub see, et mingisugused asjad lähevad üksteise peale, mingid asjad jäävad kuskile nurga taha, ma ei tea, et seal on mingid nupud või valikud või ma vajutan mingi menüü nupu peale, visuaalselt ekraani peal mitte midagi ei juhtu, sellepärast, et see valik tehkis kusagile, kus mina seda ei näe. Ja need on vaegnägijatel ühed suuremad probleemid. Teine suurem probleem on kontrastsus. Ehk siis ma rääksin sellest mustast tekstist valgel taustal või valgest tekstist mustal taustal. See on ju kõige suurem kontrastsus must ja valge. Aga veebilehekülgede kujundajatele meeldib väga palju ja äppide kujundajatele meeldib väga palju kujundada pilte või oma visuaalset välimust ja tekste ja linke ja ribasid ja ma ei tea, mis kõiki asju veel selliselt, et nad järgiksid teatud värvikammat. Ja sagedasti juhtub siis see, et on hall tekst natuke tumedamal hallil taustal või valgel taustal hele hall tekst või link või mingi nupp. Ja seda ei pruugi vaegnägijad inimesed tegelikult märgata. On olemas teatud reeglid veebilehekülgedel, mida siis saab kasutada, et see veebilehekülg oleks kõigile ilusasti ja kenasti loetav ja need värvid oleksid piisavalt kontrastsed, et kõik saaksid seda lugeda. Samamoodi on meie seas ka vaegnägijaid, kes on värvipimedad, ehk siis inimene ei pruugi eristada teatud värve. Ja siin tuleb mängu, näiteks ütleme näide, kus me räägime mingisugustest e-kursustest ja siis me oleme teinud tabeli, kus on ühel pool on kursuste nimed ja teisel pool on siis näidatud punase, kollase, rohelisega, kui raske see kursus on. Roheline on kõige kergem, keskmine on siis kollane ja punane on kõige raskem. Värvipime inimene, kes ei pruugi neid värve eristada, ei teagi, mis raskustasemega see kursus on. Seetõttu on jällegi üks reegel, et tuleks eristada asju mitte ainult värviga, vaid ka näiteks tekstiga või mustriga või riba mingisuguste kujumuutustega. Erinevaid lahendusi on.
klassikaline teine probleem on see, et kui me täidame mingisuguseid veebivorme ja me teeme kuskil vea, siis üles tekib kiri, et punasega märgitud väljad on vigased ja katsu sa siis sealt leida see punane väli üles, kui sa oled värvipime või kui sa üldse mitte midagi ei näe, siis ka see on suureks probleemiks. Nii et teksti suurendamine läbi zoomimise ja kontrastide kasutamine veebide kujundamisel on samuti väga olulised sellised märksõnad, mida tähele panna. Me kuuleme veel ühte vestlust ja seekord on minu kaaslaseks Maarja-Liis Orgmets, kes on ajakirjanik, vaegnägija ja tema räägib nendest lahendustest, mida tema igapäevaselt kasutab. Tere, Maarja-Liis! Tere, Jakob! Maarja-Liis, räägi, mida sina igapäevaselt teed, mis tööd sa teed? Mina igapäevaselt töötan ajakirjanikuna Postimehe veebiportaalis Lemmik. Kirjutan loomadest, kassidest, koertest ja igasugu põnevatest loomadest, igasugu vahvaid uudiseid ja kasulikke artikleid. Kes su lemmikloom on? Koer. Ma ütleks, et ma olen pigem koerainimene. Et paljudele küll siin meeldivad kassid, ma tean, aga mina olen nagu täiesti koerainimene. Maarja-Liis, sa oled vaegnägija. Kas sa võiksid kirjeldada natukene, kuidas sa näed või kui palju sa näed ja mida sa näed? Või mida sa ei näe? Võib-olla niipidi on lihtsam. Ma ei näe kaugele. Ma näen objekte hästi lähedalt. Põhimõtteliselt, kui ma panen nii-öelda nina vastu ekraani, et siis ma näen suurt ja kontrastset teksti isegi lugeda. Aga jah, kuna ma olen nagu sünnist saati niimoodi näinud, nagu ma näen, siis mul on alati hästi raske kirjeldada seda, kuna mul ei ole võrdlusmomenti, et milline see nägemine siis nagu peaks olema. Aga mida ma saan veel öelda, ongi see, et kaugele ma üldse ei näe ja nagu mul on hästi piiratud vaateväli ka. Et see nagu mu nägemine on hästi piiratud selles mõttes, et ma ei näe esiteks nagu objekte, mis on nagu külje peal, kui ma just pead ei pööra ja näen ainult hästi lähedalt. Võib-olla see on, ma ei tea, kas see annab sulle mingisuguse No kindlasti natukene annab. Hästi sageli küsitakse, et kas sa näiteks teisi inimesi eristad näiteks näo järgi või kuidagi? No siis, kui nad on nagu minu ees täitsa hästi lähedal, aga kaugelt ei tunne ära. Milliseid digilahendusi sina igapäevaselt kasutad? Arvutid, telefoni, mis lahendusi sa kasutad? No ma kasutan ikkagi nutitelefoni põhiliselt, see on nagu siuke sõber, mis on nüüd tekkinud siin viimaste aastakümnete, võib-olla jah, täpselt 10 aasta jooksul isegi, et need nutitelefonid tulid siis, kui ma käisin ise ka koolis, keskkoolis, ma mäletan, oli mul juba nutitelefon ja see aitas mind väga palju näiteks selles osas, et kuna mul ei olnud abiõpetajat koolis, siis ma tegin telefoniga tahvlist pilti sisuliselt. Ise tulin selle geniaalse lahenduse peale ja see aitas mind väga palju. Ehk siis sa kasutad telefoni nagu luupi? Jaa, põhiliselt jah. Ja see ongi selles mõttes, ta on hästi mugav, et mul ei ole kunagi väga meeldinud igasugu kubakaid luupe ja abivahendeid väga kasutada. Aga nutitelefon, seda sa nagu nii kasutad ka muude asjade jaoks, nii et selles mõttes ta on hästi mugav. Ja seal on see, et alguses ma kasutasin üldse kaamerat, aga tegelikult tuli välja, et seal on ka luubi äpp, mis tegelikult on palju paremate funktsioonidega kui see kaamera nagu äpp. Et neid asju peab ka nagu mõtlema ja vaatama. Mis funktsioone sa kasutad luubi äppis kõige rohkem? Seal on selline funktsioon, et esiteks ongi, et sa saad nagu kasutada seda nagu kaamerana, siis sa saad sellest nagu pilti teha, siis veel sisse zoomida seda mingisugust objekti, mis seal on, siis sa saad panna samal ajal nagu selle taskulambi sisse, ehk siis ta nagu valgustab ka, kui on näiteks pime. Et see on siuke asi, mida tavalise kaameraga näiteks teha ei saa. Et erinevat moodi. Kas sa saad tuua mõne näite, mis olukorras sa kasutad täna nagu igapäevaselt luupi? No kui ma näiteks käin poes, siis näiteks ostan
puuvilju või juurvilju ja neid on nagu vaja kaaluda, siis noh, need igasugu sildikesed, mis seal on ja värgikesed, neid on nagu palja silmaga minul võimatu näha. Ehk siis ma pean iga kord, kui ma midagi kaalun, pean sealt välja uurima, et mis klahviga seda on vaja nüüd, mis klahvi on nüüd vaja vajutada, eks ole. Ja igasugu hindade nägemiseks ja toiduainete koostise vaatamiseks, et ma ikkagi tahan teada nagu, mis minu ümber toimub, et ma ikkagi tahan nagu hästi palju seda infot koguda ja siis ma pean paratamatult selle oma abivahendi kätte võtma, siis vastasel juhul ma lihtsalt olekski nagu, ostaks juhuslikke asju, aga seda ma nagu väga ei taha teha, sest ma tahaks nagu teisedki ka igasugu infot kätte saada. Ja siis muidugi Google Maps'i äpp on minu meelest väga-väga-väga suureks abiks, et ma ise elan Tallinnas ja näiteks ühistranspordiga mul oleks peaaegu nagu võimatu liikuda, kui mul ei oleks seda Google Maps'i, sellepärast et igasugu bussigraafikute vaatamiseks, kust marsruudilt üldse sõita, millise bussi peale minna, et selleks on Google Maps alati nagu käepärast. Mis on kõige suuremaks takistuseks? Kui sa mõtled selle peale, et sa oled vaegnägija, mis on see, mis on kõige keerulisem? Ongi see infosulus olemine, kui on näiteks, sa näed, et kuskil on mingi infotahvel, aga sa ei näe seda lugeda, et see on hästi huvitav tunne, et sa oled nagu lõksus, et ilma nende abivahenditeta ma ikkagi linnaruumis üksinda üldse liikuda ei saaks, ma arvan. Kui me räägime digilahendustest, äppidest ja veebilehekülgedest, kui sa käid internetis, toimetad teed, mis pilt sulle sealt avaneb? Kui raske seal on? Need kujundused on ka päris erinevad veebilehekülgedel näiteks. Ja see ongi keeruline, et nad on nii erinevad, et iga lehekülg on nagu täiesti erinevalt üles ehitatud, et selleks, et sealt kuskilt menüüst midagi leida, või teinekord ikkagi minna päris kaua aega, sest et mina ekraanilugejat igapäevselt ei kasuta, et ma kasutan sellist funktsiooni, või praegu nagu kõik arvutid põhiliselt juba lubavad suurendada sul seda ekraanil olevat teksti nii suureks nagu saab. Aga seal ongi nagu see, et kui sa suurendad seda väga palju, siis see veebilehe paigutus ka veel omakorda nagu võib muutuda. Sealt võivad mingid nupukesed ja mingid lingikesed ära kaduda selle suurendamise tõttu. Et ühest küljest ta nagu aitab, aga teisest küljest ta teeb ka nagu keeruliseks. Aga ma ei oska öelda, kuidas seda nagu tehniliselt lahendada, et selles osas nagu teadmised puuduvad. Aga kui ma midagi ei leia, et siis ma küsin kellegi käest lihtsalt, et ega seal muud ei olegi. Aga oskad sa tuua näiteid mingitest asjadest, mis on väga head kasutada, et ma ei tea, kas on mingi lehekülg või mingi äpp, mida sa kasutad just rõõmuga sellepärast, et see on sinu jaoks mugav, ta on hea vaadata, sa leiad asjad kiiresti ülesse? Millegipärast tuli praegu meelde, kuna ma kasutan SEB panga teenuseid, siis pangas seal, nagu ma käin põhiliselt kasutan internetipanga lehekülge ja ma kogu aeg seda panka kasutan, see leht on nagu kogu aeg olnud samasugune, ehk siis ma täpselt tean isegi, ma ei pea mõtlema, kus mingi asi on, kuna ma olen selle kasutajaliidesega nii ära harjunud, aga nüüd nad nagu uuendavad seda ja see mulle on nii harjumatu, et nagu kohe on ebameeldiv sinna minna. Et mulle ei meeldi, kui lehti nagu uuendatakse, et see on nagu vaegnägija seisukohast hästi stressi tekitav. Kui sa saaksid ühe ligipääsetavuse probleemi ära lahendada kogu maailmas, mis see oleks? Ma ei teagi, minu jaoks oleks nagu see, et need tekstid võiksid kuidagi suured olla või nagu loetavad minule, et ikkagi võiks mõelda selle peale, et need tekstid võiks olla suuremad igal pool. Ja
kõikidele loetavad. Kuidas värvidega on veebi ligipääsetavuse kontekstis, räägitakse hästi palju värvidest, et kas siin on ka nagu see, et mõned värvid ju sobivad paremini kokku, mõned tekstid on teatud tausta peal paremini loetavad, kuidas selle poolega on? Jah, see on hästi erinev. Vaegnägijate puhul see ka varieerub väga palju. Et ütleme seal, kui rääkida sellest samast Luubi äpist, siis seal saab ka panna nagu sellise funktsiooni, et ta paneb sulle mingi värvi peale, näiteks, et ta teeb sul muidu tekst valge tekst mustal taustal, tema seal saab seadistada seda näiteks valgeks tekstiks, mustaks tekstiks valgel taustal, ühesõnaga, et see on hästi erinev. Mulle endale pigem meeldibki see nii-öelda dark mode, et see, mida saab nüüd igal poole nagu ise seadistada ka, kuna see tume värv arvutis ja igal pool nutitelefonist on nagu vähe energiasäästlikum ka, et mulle nagu see sobib. Kui meid vaatavad, kuulavad praegu inimesed, kes loovad mingit sisu, kas nad kujundavad kodulehekülgi või plakateid või nad kirjutavad tekste, mis on nagu ligipääsetavuse seisukohast või siis vaegnägija inimese seisukohast neile tahaksid öelda võib-olla sellise soovitusena, et mida nad võiksid oma töös muuta? No selles mõttes, et võiks mõelda, et need värvid oleksid ikkagi teineteisest eristuvad, et väga tihti on näha, et et mingisugune lahendus võib olla nagu kunstipärane ja väga sihuke kunstipärane, aga tegelikult tuleks mõelda, et see tekst peaks ikkagi taustast piisavalt palju esile tulema, et seda ikkagi näeks lugeda ka, et ma arvan, et kõik inimesed, kes midagi loovad, mingit sisu, et tegelikult nende soov peaks olema see, et see info jõuab ka nagu inimesteni, et see ei lähe kaduma. Et siis sellepärast ma arvangi, et see on hästi oluline, et mõelda, et tekst oleks loetav ikkagi ka sellistele inimestele, kes ei näe. Ja see siis tähendab seda, et see teksti ja tausta värvi vahe peab olema nagu piisavalt suur. Maarja-Liis, aitäh sulle nende mõtete ja nende soovituste ja nende kirjelduste eest. Ma loodan, et siin kuulajad said natukene mõtteid juurde, kuidas siis asju paremaks teha. Aitäh sulle! Aitäh sulle! Suur aitäh Maarja-Liisile ja tegelikult see lehe kohanduvuse teema, teksti suuruse teema sisse suumimisel asjad kaovad ära, see mure on ka selles ligipääsetavuse probleemide nimistus päris kõrgel kohal. Ja kui ma vaatasin vahepeal, mis meil siin vestluses toimub, siis Kerti on maininud samuti erinevaid probleeme, näiteks hüppavad, liikuvad bännerid, igasugused reklaamid, mis vilguvad ja ringi kargavad, on samuti probleemiks, sest et vaegnägijal võtab vahel lugemine kauem aega. Ja kui see reklaam ennast sealt ära koristab või paneb midagi uut tasemele, siis seal tegelikult see lugemine jääb katki. Ja üks veebi ligipääsetavuse nõudeid on ka see, et kõiksuguseid liikuvaid asju peab saama panna kenasti ühe nupuvajutusega pausile. Või veel parem, ärge üldse neid enne käima pange, kui mina kasutajana pole seda küsinud. Nii et ja üks probleem, mis siin arutelus on veel välja tulnud, vaatasin, on ka kõiksugused liiga väikesed nõusolekud, igasugused kastid ja kui sa tahad nõustuda igasuguste tingimustega, siis see on suureks probleemiks vaegnägijatele ja tegelikult ka pimedatele. Et kehvasti programmeeritud veebilehekülg on üks väga suur stressiallikas ka pimedatele inimestele. Ehk siis näiteks väga sage juhus Eestis e-poodides on see, kus sa saad oma tooted üles leida, leiad nad üles, paned nad ostukorvi, jõuad ostukorvi, käid seal, paned oma, täidad kõik andmed ära. Ja nüüd on siis nõustu tingimustega, aga kuna veebileht on katki või ta ei ole korrektselt programmeeritud, nii et ekraanilugejale ta ei ole ligipääsetav, siis mina ei tea, kus see linnuke, see nupp on või see kast on, kuhu ma pean vajutama. Ja vahel juhtub niimoodi, et ma ei saagi nõustuda tingimustega ja seega jääb ost katki. Ostukorv jääb keset seda e-poodi vedelema. Ja teine mure, mis on sageli e-poodides on, kui me rääksime enne pildikirjeldustest, siis pildikirjeldused ulatuvad nii sellest päikeseloojangu pildist kuni väga funktsionaalsete asjadeni välja. Näiteks
maksemeetodite valik. Ja väga sageli on see juhus, kus sa e-poes hakkad maksma ning sulle öeldakse logo ja logo. Ja mine nüüd võta kinni, milline nendest logodest sinu kodupank on. Sest et kõik need panga logod ongi pandud ainult logodena, nendele keegi nime ei ole juurde kirjutanud, Swedbank, LHV, SEB, Coop Pank, Luminor ja nii edasi. Et see on puhas laiskus. Okei, ja natukene ka teadmatust, aga sellegi poolest laiskus. Et selle nime kirjutamine ei võtta tegelikult programmeerijalt väga kaua aega, aga muudaks, ilmselt ka tooks e-poe omanikule suurepäraselt ka rohkem raha sisse, kui asi oleks lahendatud. Lihtsalt paar näidet nendest probleemidest, millega igapäevaselt inimesed kokku puutuvad ja mis on reaalselt nende olukordade taga, sellepärast et tõesti päris füüsilises poes on ka väga keeruline käia, kui sa ei näe. Ja ma pean tunnistama, et kasutades ise isiklikult igapäevaselt väga paljusid erinevaid teenuseid, erinevaid tooteid, erinevaid programme, veebilehekülgi ja püüdes iga päev avastada midagi uut, siis see on selline pideva ebastabiilsuse allikas. Kui sa lähed mõnele uuele lehele, hakkad kasutama mingit uut äppi, tuleb välja mingi idufirma või keegi muu tuleb mingi uue lahendusega välja, mida kõik kasutavad. Ja mina seda kasutada ei saa, sest et ligipääsetavus sellel lehel või selles äpis ei ole tagatud. Või on minu jaoks selle kasutamine nii ebamugav, et mul kulub sellele nikerdamisele, et ma seda kasutada saaksin nii palju aega ja vaeva, et see lihtsalt ei tasu ära. Ja see, mida Maarelis rääkis samuti, et kui pidevalt mingisugused asjad muutuvad uuenduste käigus, siis ka see ligipääsetavus ei kipu püsima jääma. Sest et väga paljudes ettevõtetes on ligipääsetavus selline projektipõhine lahendus, mis tingib selle, et me panime selle ligipääsetavuse tegime korda. Ja siis tuli uus funktsioon, uuendus, disaini muutus, mis iganes, ja see ligipääsetavus kadus. Pidevalt on ma räägin praegu rohkem endast kui kasutajast, aga olles rääkinud siin erinevate nägemispuudega inimestega Eestist ja välismaalt samuti, on selline rongist mahajäämise tunne, et minu võimalused avanevad, kui üldse avanevad, palju hiljem kui kõigile teistele. Pidev ebastabiilsus, teadmatus, kas ma saan seda kasutada, et ma ei saa kindlalt öelda, et jaa, davai, teeme, lähme, ma kasutan seda lahendust nagu teie. Ma seda kasutada, ma seda teha ei pruugi saada. Või siis võtab mult väga kaua aega, et mingit lahendust endale leida. Ma siiamaani otsin näiteks endale Eestis ligipääsetavat raamatupidamise lahendust, sellepärast et meil on neid kahjuks väga vähe või praeguse seisuga tundub, et ei olegi, et esitada mugavasti kiiresti arveid ja ma praegu ei hakka detailselt rääkima, kui kaua minul mõne arve esitamine võiks aega võtta. Seega, tegelikult neid lahendusi ligipääsetavuse seisukohast tuleks arendada, kui midagi luua ja see ei kehti võib-olla üldse, see ei kehti ainult veebi ja äppide puhul, vaid see kehtib kõige puhul. Kui midagi luua, siis tuleks see luua kohe nii-öelda täiesti ligipääsetavana. Ja see ligipääsetavus peaks olema seal sees üks selline keskne mõte, keskne väärtus, nagu täna me räägime sellest, et me tahame olla keskkonnasõbralikud, me arendame oma lahendusi selliselt mingisuguseid hooneid ja mingisuguseid süsteeme, et nad oleksid keskkonnasõbralikud. Aga ligipääsetavalt võiksime me neid samamoodi arendada, sest et üks võrdlus on ligipääsetavuse maailmas torustiku majale on palju raskem paigaldada siis, kui maja juba valmis on ja peod peetud, avamislindid läbi lõigatud ja siis keegi avastab, et kuulge, et me ei saa vett tõmmata, sest meil pole torusid. Nüüd hakkame seinu lahti lõikama ja asi läheb väga palju kallimaks. Selle asemel, et maja ehitada, siis ajal me paneme need torud sinna sisse. Sama kehtib ligipääsetavusega. Ligipääsetavuse puhul on kasutajale kohe tunda ja märgata see, kui see ligipääsetavus on sinna nagu julmalt otsa keevitatud. See ei näe ilus välja, see ei ole minu jaoks mugav ja kui vaadata turundusosakonna poole, siis kõik need ilusad sõnad, mida kliendisõbralikkusest ja mugavusest ja kasutusmugavusest räägitakse, ei jõua kindlasti erinevate inimesteni ja
jäävad sageli resoneeruma, kui siis võib-olla ainult tõesti selle Harju keskmise inimesega, nii et oluline on mõelda ligipääsetavusele siis, kui me hakkame midagi looma või me hakkame midagi suuremalt muutma. Ja kuidas seda kõike siis teha, eks see ligipääsetavuse protsess sõltub vägagi sellest, mida teha. Meil on veebi kontekstis olemas erinevad standardid ja ka sellised juhised, kes on veebiarendusega kokku puutunud, ehk teab sellist täheühendit nagu WCAG. Inglise keeles on see Web Content Accessibility Guidelines. Ja see koosneb hunnikutest erinevatest kriteeriumitest, millele siis lehekülg peab vastama. Kuidas ta peab toimima, et ta töötaks, ja seal ei puudutata mitte ainult nägemispuudega inimeste teemat, vaid räägitakse ka neist inimestest, kes ei saa oma käsi kasutada, et hiirt juhtida või puutekraanil toimetada või kes ei kuule ja kellel on võib-olla intellektipuue, vaimne erivajadus. Nii et on olemas WCAG veebi ligipääsetavuse suunised, aga meil siin Euroopas kehtib praegu laiemalt selline asi nagu Euroopa Liidu digiligipääsetavuse standard. Ja nüüd selle nimi on EN 301-549. See on Euroopa Liidu veebi ligipääsetavuse standard, see on suhteliselt keeruline lugeda, sest et ta on standardina esile toodud, aga ta defineerib hunniku erinevaid reegleid täpselt samamoodi, milledest me oleme tegelikult juba siin täna rääkinud, mis need nõuded on, kõik need värvid, kontrastid, see, milline peab olema veebilehe või äpi kood, kus sul tohivad asjad liikuda, kus ei tohi, kas võivad vilkuda või ja nii edasi. Ja miks on see standard oluline, on sellepärast, et meil on Eestis täna kehtimas 2 seadust. Meil on olemas Eesti või Euroopa veebi ligipääsetavuse direktiiv, mis nõuab, et avaliku sektori veebileheküljed, ehk siis need, mis on riigiasutuste omad, olgu ligipääsetavad. Ja seda nad peaksid juba olema aastast 2019. Eestis tegeleb selle murega Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet ja iga aasta neid ka pidevalt siis kontrollib. Ning nüüd õige pea, tegelikult on meil see juba aasta tagasi vastu võetud ja rakendumise aeg on, aga meil on olemas Eestis ka selline asi nagu ligipääsetavuse seadus, mis nõuab ligipääsetavust ka erinevatelt erasektori asutustelt. Muuhulgas näiteks e-poed peavad saama ligipääsetavaks, transpordiasutuste veebileheküljed ning transpordi info jagamise sellised seadmed, telekomi ettevõtted, erinevad audiovisuaalmeedia, nad ütlevad, ehk siis kui sa tahad telekat näiteks vaadata, siis sa pead seda saama teha. Ehk siis digiboksid peavad olema ligipääsetavad näiteks samamoodi, digiboksides olevad äpid, mis võimaldavad mul täna vaadata televiisorit, samamoodi peavad saama ligipääsetavaks. Pangandus, pankade veebilehed täppi pealt samamoodi ning ka näiteks pangaautomaadid ja ka kaardimakse terminalid. Kõik see peaks juhtuma alates aastast 2025, selle aasta juunikuu lõpust. Aga standardid, reeglid, nõuded ei loo alati seda ligipääsetavust. Ma arvan, et torustikku oleks ka väga raske paigaldada inimesel, kes mitte kunagi ei ole pidanud tegelema veega. Ja seetõttu mina arvan, et hea ligipääsetavus valmib 2 asja koostöös. Arusaam nõuetest ja arusaam inimestest ja kasutajatest. Siis kuidas inimesed, kes ei näe, kasutavad erinevaid lahendusi. Sest et nägemispuudega inimesed, nagu me oleme nendes 3 vestluses kuulnud ja kohe kuuleme 4. vestlusest, kasutavad asju väga erinevalt. Inimeste nägemine on erinev, inimeste digioskused on erinevad, inimeste vajadused on erinevad ja inimeste harjumused on erinevad. Ja seetõttu kõigil on omad eripärad. Ja see ligipääsetavuse reeglistik üritab tuua kokku neid kõiki, aga ma ise, kuna minu tööks on ka nõustada asutusi ja ettevõtteid, siis ma näen väga sageli seda, et paljalt nõuete järgi töötamine tingib
just selle sama pähe keevitatud ligipääsetavus, ehk siis selle olukorra, kus ligipääsetavus ei ole mitte ilus, ei ole mitte mugav ja minule kui kasutajale jäetakse mulje, et minu peale mõeldi viimases järgus. Aga erinevatest kasutajatest ja kuuleme siia veel tänase seminari viimase vestluse koos Priit Kasepaluga, kes on Eesti Rahvusraamatukogu Pimedate Raamatukogus siis teabejuht. See tähendab, sellest ta räägib kohe ise lähemalt. Tere, Priit! Tere, Jakob! Priit, räägi, mis tööd sina igapäevaselt teed? Mina olen Eesti Rahvusraamatukogu Pimedate Raamatukogu teabejuht ja kui sa nüüd tahad rääkida ligipääsetavusest, siis ma ju iga päev ei mõtle, et ma ju tegelen ka ligipääsetavaks muutmisega. Aitan kaasa raamatukogus, kus muudetakse kirjandus ligipääsetavaks. Loetakse seda helikandjale või pannakse punktkirja. Milline sinu igapäevane töö on? Mis sa täpsemalt seal raamatukogus teed? Minu igapäevane töö seisneb selles, et teavitada ja tutvustada, mis raamatukogus tehakse, mis on uudist. Ma koostan ka heliajakirja Epifon, nüüd ütlen küll heliajakiri, aga see on siis kas sünteeskõnes või e-variandis, mida pimedad ja vaegnägemisega lugejad loevad ja ka punktkirja tööd, punktkirjast trükise valmistamine kuulub minu ülesannete hulka. Nii et hoolimata sellest, et tänapäeval on väga palju erinevaid põnevaid digilahendusi, punktkirja on endiselt vaja ja punktkirja endiselt materjale luuakse? Ja need luuakse ja kasutajad on põhiliselt just lapsed, et esimestel kooliaastatel saavad punktkirja selgeks ja mis siis ikka pärast lähevad üle arvutile ja digilahendustele. Pirit, kui palju sina näed või milline on sinu nägemispuue? No mina ei näe üldse. Juba 25 aastat on olukord taoline. Seega, mismoodi sina erinevaid seadmeid ja erinevaid lahendusi igapäevaselt kasutad, mis abivahendid sul on? No kui mõelda nüüd niisugusele arvutustehnikale, siis kõige rohkem just kasutan kõnesüntesaatoriga ekraanilugejaga arvutit. See on mul nii tööl kui ka kodus kasutusel, nii et igal pool, kus võimalik. Ja samuti ka nutitelefon, ja kuigi seda võiks rohkem kasutada, aga ei ole kõike võimalusi veel selgeks õppinud. Ja no, mis näiteks võib-olla võiks veel huvitada, et sel ajal, kui meie vestlus on käimas, olen Toompõiesteel puuetega inimeste kojas fotonäituse avamisel, kus kirjeldustõlge on, aga pärast seda lähen Rahvusraamatukogu väikesse majja Narva maanteel, et testida autoriseeritud töökohta. See on nüüd niisugune uus asi, mis äsja projektina valmis sai ja projektitöötajad palusid Jakob sind tänada abi eest. Aitäh! Ja ma lähen siis uurin, et kuidas see töökoht välja näeb, kas sellega õnnestub tööd teha. Ju probleem on selles, et üks asi, et kas see töökoht ja aparaadid on korras ja teine asi, et kas need teenused, mida pakutakse, kas need on ligipääsetavad. Et kui ma leian näiteks üles küll raamatu, et kas ma saan seda ka lugeda, kuulata, seda tuleb katsetada. Aga jõuamegi väga hästi selle teemani, et kui sina igapäevaselt kasutad erinevaid äppe või arvutis jäid erinevatel veebilehekülgedel, mis on võib-olla kõige keerulisem, sest et need kõik ei ole ju alati kõige paremini ligipääsetavad selle ekraanilugejaga, et mis seal kõige rohkem võib-olla häirib või takistab? Eks seda on nüüd väga raske öelda, eks takistust võib tulla ootamatu, lihtsalt, et ei oska talitada, et kuidas mingis olukorras käituma peaks. Kas nüüd kuidagi otsima muid vahendusi, vajutada seal enter või tühikut või niisugused kohad tekivad ette. Ja mõni asi, et
on, et nagu peaks olema sulle loetav, kuulatav, aga ei ole ja ei oska põhjust leidagi, kuna ma ei ole ise nii arvutiteadlik inimene. Olen seda nii kolleegide käest õppinud. Tuleb ette ka selliseid kordi, kus üldse ei saa asjaga hakkama, et tulebki lahendusi otsida, sest et ei ole nii hästi kasutatav. Ei, tuleb ikka. Näiteks mul on arvutis, kui ühte probleemi tahan lahendada, et seda saaks teha kaughalduse teel. Aga et kaughalduse programmi käivitada, tuleb leida üks kast või aken ja see tuleb hiirega teha. Et minu ekraanilugeja seda kohta ei leia, nii et ma pean nägija abi paluma, et arvutimees oma töökohast saaks minu arvutit, mis on kodus, sättida. Aga on sul mõni hea kogemus tuua, kus võtsid võib-olla mõne rakenduse või äpi kasutusele, mis tõesti töötas mugavalt või töötab hästi, mida on lust kasutada? Mulle mingil ajal meeldis Eesti linnud. Ma nüüd viimasel ajal ei ole seda kasutanud, aga et selle tegijad arvestasid ka nägemispuudega inimeste ettepanekuid ja tuli korralik välja. Aga et kuidas ta nüüd praegu on, nüüd palju linde on nüüd lõunamaalt tagasi, et saab jälle hakata kasutama, proovima. Ja muidugi, mis mulle meeldib ikka oma töövaldkonnast on veebiraamatukogu, et inimesed ei pea minema mitte raamatukokku ja sealt helikandjal ehk siis CD-plaati laenutama, vaid saavad kõik raamatud, millal tahavad veebiraamatokogust alla laadida. Ja minu arvates see on ka üsna õnnestunud, kuigi võiks ju edaspidi kindlasti veel parem olla ja täiendada teda. Priit, kui mõtled nendele igapäevastele lahendustele, mida sa kasutad, kas sa oskad võib-olla mõelda või unistada või välja mõelda, mis võiks olla asi, mis on täna veel puudu või teistpidi küsides, kui saaks lahendada ühe ligipääsetavusega seotud mure, mis mure see võiks olla, millise probleemi võiks kohe hoobilt ära kaotada, kui ühe saaks ära kaotada? Ma mõtleksin näiteks veebipoodide ligipääsetavus. Olen mõnel pool pusinud, aga siis olen käega löönud ja leidnud võimalused ise poodi minna. Et niisugune lahendus võib-olla võiks olla leitav. Sest et tegelikult, kui e-pood oleks hästi kasutatav, siis oleks ta palju lihtsam ju nägemispuudega inimesele kui füüsiline pood, eks ju? Jah, kuigi füüsilises poes on huvitav käia. Absoluutselt. Kui sul on seal ja kaaslane, kes sulle seletab, et siis on täitsa põnev. Et võib-olla e-poes jäävad mõned asjad niimoodi tähelepanuta, aga praktilises mõttes oleks veebipood küll hea. Selge. Kui ta on hästi ligipääsetav. Priit, suur aitäh sulle selle põgusa vestluse eest. Sa praegu tegelikult seal Eesti Puuetega Inimeste Kojas näituse avamisel, seda saavad meie webinaril praegu olijad külastada ning need, kes on näitusel, saavad siis hiljem webinari järele kuulata, nii et ma loodan, et sa ise ka kuuled seda, mis jutt meil nüüd siis välja tuli. Aitäh sulle, Priit! Ja, suur tänu, et helistasid, aitäh! Aitäh Priidule ja tõesti on oluline siis mõista kasutajaid oma igapäevases töös. Me hakkame jõudma sinnamaale, kus me saame võib-olla vaadata ka natukene küsimusi, kui kellelgi on nüüd tekkinud mõtteid, küsimusi või me tahaksime millestki veel rääkida, palun siis andke Zoomis sellest käega märku, hakkame sealt siis vaikselt neid noppima. Ma vahepeal vaatasin ka chati, Märt on sinna kirjutanud, et veebiarenduse vaatenurgast on huvitav ligipääsetavuse ja masinloetavuse ühisosa. Et mingis mõttes saab tegeleda mõlemaga korraga või paralleelselt ja see tegelikult on täitsa õige, sellepärast et ega see ekraanilugeja näiteks on ka üks masin, mis seda kõike üritab lugeda ja aru saada ja kui veebilehekülg või äpp on arvutile mõistetav, siis suudab ka ekraanilugeja selle mulle teha arusaadavaks ja mõistetavaks ja siin aeg-ajalt puutuvad kokku ka sellised teemad nagu SEO ehk siis veebileht, kuidas teha veebileht võimalikult atraktiivseks otsingumootoritele ja ligipääsetavus ja seal on samamoodi teemaks siis
masinloetavus ning Märdil on ka teine küsimus, mis standardid kasutada, missugune on selle kasutamise kohalik hea praktika ja kuidas ühitada seda veebiarenduse stiiliga, näiteks mina oma hobiprojektides viljelen 90ndate minimalismi. Standardite osas on tegelikult meil kehtiv Euroopa Liidu veebi ligipääsetavuse standard, mida siis see EN 301 549, mis siis on toeks neile Euroopa Liidu seadustele. Aga samas veebi ligipääsetavuse juhised VCAG on natukene minu meelest lihtsamini arusaadavad ja mõistetavad, nad küll ei ole kohustuslikud, aga nad annavad siis veidikene aimu sellest, või mitte veidikene, vaid annavad väga hea ülevaate sellest, milliseid ligipääsetavuse reegleid jälgida. Ja kui sa räägid 90ndate minimalismist, siis 90ndatel oli tavaks kirjutada veebilehekülgi vägagi puhtas ja heas HTML koodis, ehk siis sellest, millest veebileheküljed koosnema peaksid. Ja ligipääsetavuse üks nõue või mitte siis otseselt nõue, vaid üks selline asi, mis aitab ligipääsetavust palju kaasa, on hea ja korrektne ning puhas HTML kood. Kui ma lihtsalt toon näite ja korra lähme siin tehniliseks, aga mitte pikalt, et kui me teeme HTML koodis kirjutame, näiteks loome ühe nupu, mille nimi on otsing, siis ekraanilugeja leiab selle ilusasti üles ja ma saan sinna peale ka vajutada. Aga kui see nupp joonistada ise, sellele kirjutada kood ise juurde, siis peab see arendaja arvestama kõikide nende asjadega, ta peab need käsitsi sinna juurde pookima. Ehk siis, jutumärkides, ma ostan endale auto, millel on juba valmis, kõik asjad, rool on küljes ja kõik asjad töötavad, või siis on tegemist, ostan endale varuosad ja hakkan seda ise kokku kruvima ja siis selgub, et auto päris hästi ei sõida, sest ma unustasin midagi olulist, eks ole, teha. Nii, me endiselt oleme avatud küsimustele, palun Zoomis siis tõstke käsi, kui teil tekib küsimusi ja siis me saame ehk nendele ka vastuse leida. Nii, ma korra vaatan chati. Keegi on siin mind kiusanud ja küsib, mille mina ära kaotaksin või mis on minu ligipääsetavuse soov. Mina arvan, et kui mina saaksin ära lahendada ühe mure seoses ligipääsetavusega, siis oleks seesama mure veebikoodiga, sest et sellest tulevad väga paljud probleemid. Ehk siis, kui veebilehekülje kood oleks korrektne, siis tegelikult osa asju juba kaoks ära. Või kui seda varianti ma kasutada ei saa, siis ma valiksin võib-olla võimaluse muuta meedia ligipääsetavamaks. Ehk siis piltide kirjeldused, skeemide, jooniste kirjeldused, videote kirjeldused ja nii edasi. Nii. Tallinna Ülikoolist on tulnud küsimus seoses puuteraamatutega ning siin uuritakse, mida siis võiksime jälgida enne raamatu valmimist. Ma usun, et võib-olla üks hea mõte oleks just kutsudagi mõned nägemispuudega inimesed kampa ja korra oma ideid katsetada, et kui hästi need toimivad, kui hästi need mõtted annavad edasi inimestele seda sama tunnetust, mida teie soovite anda selle looga edasi ning kas see inimestega töötab. Sellepärast, et väga sageli jäävad võib-olla sellised toimingud ja see tegelikult kehtib kõikide protsesside puhul, ka veebi ja äpi arenduse puhul, et kas kui väga sa oled kaasanud seda kogukonda, kellele seda lahendust lood. Kerti küsib, et kuidas saaks kasutada ligipääsetavuse põhimõtteid meditsiinis, et meditsiinipersonal ei kulutaks olulist aega informatsiooni sisestamisele. Ma olen aru saanud, et see on meditsiinivaldkonnas väga suureks mureks. Ma kardan, et võib-olla ligipääsetavuse valdkond jääb siin natukene liiga piiratuks. Kindlasti saaks siin kaasata võib-olla
automaatsemaid lahendusi ja kui nüüd vaadata ligipääsetavuse maailma, siis ligipääsetavuse maailmas on väga populaarsed erinevad lahendused, mis kõne tuvastavad, ehk siis minu juttu kuulavad ja selle põhjal teksti kirjutavad. Ning miks mitte koos tehisintellekti ja kõnetuvastuse lahendustega luua lahendus, mis aitab sellest visiidist teha juba automaatselt väikese kokkuvõtte. Nii, kui keegi tahab oma häälega küsimust küsida, siis endiselt on võimalik kätt püsti tõsta ja saate oma küsimuse siin kõva häälega maha küsida ja saame võib-olla arutada nendel teemadel. Hetkel seda veel keegi teinud ei ole. Aga kuniks ehk küsimused tekivad, siis mina tahan hakata vaikselt teid juba servast tänama, et te tulite ja et te olete olnud need 2 tundi siin minuga. Ma tegin viimase slaidi ka, ma näitan teile seda tänu slaidi, aitäh kuulamast. Mul on väga hea meel tõesti ja tegime sellist webinari täiesti esimest korda katsetamaks, testimaks, kuidas huvi teie ja kõikide inimeste puhul on. Tundub, et soovi nendest teemadest rohkem kuulda on, nii et ma kindlasti mõtlen sellele, et tulevikus nendest teemadest rohkem rääkida. Nagu lubatud, siis meie webinarist on ka salvestus, õige pea paari päeva jooksul jõuab ta YouTube'i, natukene läheb aega just sellepärast, et me tahame sinna juurde lisada ka näiteks subtiitrid, aga jõuab see kindlasti teieni ja see meili saadan teile kõigile meili selle kohta. Kuna keegi kätt tõstnud ei ole, siis mina tänan teid veel kord väga kuulamast ja ilusat ligipääsetavuse päeva jätku teile ning kuna täna on neljapäev, siis saab juba varsti hakata nädalavahetust veetma, nii et pole enam pikalt jäänud. Aitäh teile! Ligipääsuke.